KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi Ülar ja minuga siin näha Ott. Jou! Tere tulemast tagasi, Ott. Mis septembri alguses saadik esimest korda või? Jah, midagi siukest jah. Meil on tegelikult vaatasin mingi tabel, mis me selleks hooajaks tegime. Kuna ma olen kahe lapse vanem, siis sealt võib-olla saab vaadata, aga tahaks arvata, oktoobris ma kindlasti ei ole käinud. Vahepeal sa käisid puhkusel, siis Tartus või Türgis on ja siis me saime teada, et Türgis meie ennustusmäng ei toimi. Meil on 3 venda Türgis mitte toiminud. Markus oli alguses, siis oli Ott ja siis oli nüüd on Pavel seal. Mis on naljakas. Ja sama oli Olibetiga ka, et selle jaoks ma pidin ka seal mingisuguse VPN loogika tegema, aga seda ennustusmängu platvormi ma ei saanud isegi selle VPN-iga tööle, et pettida ma sain isegi või neid asju vaadata ja neid aidata, nii ma sain. Aga kõige parem oli see, et ma tahtsin vaata seda Saksa mängu ka vaadata ja küsisin küll juba paljude käest, et kuidas seda teha, ma ei ole seda VPN-i värki nagu telos veel vähem, ma ei ole üldse teinud, ma olen näinud nii palju kui tööalaselt kasutada, siis on ka mulle nagu ette ja taha ära tehtud need asjad. Ja siis ma sain selle VPN-i nagu pärast seda Saksa mängu, ehk siis nagu, see kohe nägemata. Aga nüüd sa vähemalt tead. Ja nüüd ma tean teinekord targem, et see on ülilihtne tegelikult, eriti telos nagu, et lihtsalt tõmbab ümst äpp alla ja kui see reklaamidest on savi, mis mul on nagu täiesti savi, sest see on ainult VPN, siis ka... Ja nüüd on tasuta versioon on päris palju, jah, see läheb päris mugavaks juba läinud, aga nüüd me räägime siin tehnika juttu juba, jah, aga siis footi juures kõige tähtsam asi, mis me täna ütleme kohe, on me keerame kella ju vastu pühapäeva Eestis, aga Ameerikas ei keera, ehk siis see pühapäev on see üks nädal, kus me saame kell 7 vaadata Eestis Ameerika footi. Et siis lihtsalt teate, ennustusmäng läheb tund aega varem lukku, Fantasy läheb tund aega varem lukku, see nädal pole õnneks Londoni mängu, ehk siis kell 7 hakkab esimene mäng pühapäeval, et siis teate sellega seoses ja see on ka oluline, sest et meil on kell 7 siis Tartus, Olibeti spordibaaris on siis järgmine Tartu Watch Party, kus me vaatame siis Ravens ja Bearsi mängu, vaatame Caleb Williamsit, Lamar Jacksonit, siis ja kõrval on ka Red Zone olemas, et Tartu Titans on kohal, ma ise olen kohal seal ja siis me saame, tulge vaadake, kes Tartus Ameerika footi fännid on või kui te oletegi Tartus, siis saate võimalusega kodulinnas vaadata, et loos lähevad mitmed auhinnad ja saame me mõnusa õhtu veeta siis NFL-i seltsis tund aega varem, lihtne on ju, Ott. Jaa, täpselt. Minu jaoks on hästi naljakas see, et sellel USA-l on see nagu see kella keeramine on nagu teisel ajal. Ma ei ole nagu aru saanud, mis see loogika seal taga on. Aga samas, kui sa jälgid seda USA sporti, siis see on ainult positiivne, et ainult varem saad neid mänge nagu vaatama hakata, sest see teine keeramine on ju siis, kui nagu nii on hooajad läbi juba, vähemalt NFL-i aeg on kindlasti, aga Kossus on ka aga nad võiks ju nagu nii öösel. Aga USA võiks nagu jättagi keeramata kella edasi, nad võiks minnagi selle samaga edasi, me keerame ühe tunni vaata edasi või tagasi mõtlen õigemini. Siis oleks nagu mugavam võib-olla, aga jällegi siis tähendab ka, Saksamaal oli sama, vaata Saksamaal oligi kell 7, kui ma seal olin, siis aga samas vastupidi oli jama, nagu kui sa vaatad seda kella 8, vaatad primetime mängu, see on siis Saksa järgi kell 2, see on siuke rõve aeg, tegelikult kell 3 või mis see veerand 4 hommikul pole nii hull, vaatad mängu ära, lähed hommikul otse tööle. Saksamaal oli täpselt mäng see läbi mingi kell 6, siis on nagu, mis ma nüüd teen nagu, et tegelikult üks 2 otsaga asi, vaata, kuidas sul meeldib, vaata. Jah, see on nagu Superbowl, et selles mõttes, et sul jääb see loll surnud aeg tegelikult nagu, peale Superbowli vaatamist on tavaliselt nagu nendel tuliingilistel fännidel nagu nii vaba päev võetud järgmine päev, et selles mõttes on savi, aga ja siis järgmine Tallinna Watch Party on ka paigas, see on siis 16. november, kus läheb vastamisi Buccaneers ja Buffalo Bills, mis peaks olema praeguse seisuga võib-olla 2 MVP kandidaati, kuigi siin on paar venda veel, kes väärivad nimetamist, aga nagu Baker Mayfieldi ja Josh Allanit saab vaadata kell 8 siis Eesti aja järgi 16. november Tallinnas, siis Olibeti spordibaaris, teate küll Vabaduse väljakul, et võite selle kuupäeva ka kirja panna, et see tuleb ka väga vinge õhtu seal. Aga räägime natuke Eestist, enne kui me läheme NFL-i juurde, siis täna käime läbi siis eelmise 7. nädala mängud ja siis vaatame 8. nädala poole. Aga Eestis kõigepealt, Ott, mis teil Tartuga siis praegu seis on hetkel Balti liigas?
Seis on positiivne, arvestades seda, kuidas hooaeg algas, selles mõttes, et hooaega me alustasime teadupärast kaotusega, et siis siit edasi oleme ainult võite tunnistanud. Ja noh, selles mõttes on ka nagu hästi, et mingeid siukseid nagu, eks vigastus ikka on ja siukseid nagu nii-öelda täkkeid on siin-seal, et noh, aga see käib iga Ameerika jalkahooaega kaasa, see on paratamatus, et see mäng on kord siukene. Aga üldiselt võib küll öelda, et nagu oleme võrdlemisi puhtalt vigastustest nagu läbi tulnud. Et noh, jah, muidugi Inks võiks meil quarterback olla, siis oleks asi nagu super luks on ju, aga noh, üldiselt jah, et ütleme sellised pigem on nagu seda materjali on ja mis on kõige olulisem see, et nagu see punt nagu on ikkagi võrdlemisi suur Eestimaa pinna kohta. Et me ei ole pidanud käima mängudele ega tõenäoliselt pea ka Riiga minema nii-öelda väga siukse alamehitatud satsiga, et see on nagu ainult positiivne. Mitte nagu Riia, on ju? Võite kas Riiale kodus rohkem mängida? Jaa, vist küll. Nad ühe mängu tegid kodus, minust siis neid oli äkki 17 või midagi siukest. Okay. Aga no nagu selles mõttes, et need, kes seda ringi sõidavad, need vist on nagu ikkagi kõik need nagu veteranid sõidavad igal pool kaasas, et selles mõttes, et nii palju, kui ma olen aru saanud, siis see 4, kes neil juurde panna, need on nagu pigem rookid ja ütleme, mängulises mõttes, noh, ilmselgelt muidugi mingi vahetus on parem kui mitte midagi, aga et noh, mängulises mõttes nagu ikkagi on gramm nõrgemad, et nii palju, kui ma olen. Ja siis, aga nüüd on praegu seis see, et teie ja Riia olete mõlemad 2 võitu 1 kaotus, on ju. Kaunas juhib, on ju. Ja Kaunasel on kõik mängud tehtud või? Võimalik jah ja täitsa võimalik, kellegi peab ju see bye-week olema viimane nädal ka jah, et selles suhtes Kaunas on ju suht kindlustanud number 1 seedi on ju, aga ja siis te mängite Riias järgmisel laupäeval on ju 2. novembril ja see on põhimõtteliselt poolfinaal on ju, kes võidab selle saab finaali Kaunas vastu mängima on ju, Balti liiga finaali siis. Jah, see täpselt nii ongi, et see ongi jah, põhimõtteliselt see, kes kaotab, kukub välja ja võita saab finaali, sest noh, kõik ülejäänud mängud, mis alles on jäänud või mis on mängitud, sest noh, Kaunas ongi kõigile suuska pand ja Vilnius on meie mõlema käest juba pähe saanud, mis tähendab seda, et noh, neil ei ole võimalik kuidagi surnud ringiga ka tulla ja noh, Klaiped on ka omakorda nagu kõigest pähe saanud, et selles mõttes see mäng ongi nagu põhimõtteliselt poolfinaal, et jah, 2. november on jah pühapäeva, et kui kellelgi on maht, siis meil tegelikult läheb buss ja võtke ühendust, siis ma ei tea, võite minuga võtta ühendust või võtte Tartu Titansiga ühendust võtta, et selles mõttes, et seal bussis nagu kohti on ja mingi sümboolse summa eest me nagu pakume siis fännidele ka istekohti seal. Et Tartus on ja Tartu, mingi... palju see, ma ei mäleta nüüd, vanasti sai liiga palju Tartust Riiga sõidetud, aga palju see on 4 tundi või 3 tundi või? No ütleme niimoodi, pausiga on ta 4 tundi. Tegelikult on, kui ma käisin seda Kossu EM-i vaatamas, siis noh, ütleme autoga sõidab seal circa 3 tunniga ära, seal 3 kopikut peale, et noh, ta ei ole tegelikult väga kaugel. Jaa, no see on ju super. Ühe päevaga edasi-tagasi on täitsa tehtav. Ja sa ei pea muretsema, et hakata hommikul mega vara minema, et saaks teha ja kõik see hotelli jama ja see on lihtne. Et siis andke meile teada, kirjutage kas või meile siia, et me saame teile kontaktid edasi anda, kui tahate minna Tartu kaasa Tartu Balti liiga poolfinaali vaatamise, sest kui võidetakse, siis mängitakse novembri lõpupoolega finaal, mis on väga-väga vinge, sest et noh, Tartu on legendaarselt vist võitnud 2 Balti liiga tiitlit või? Riia on ka samas võitnud, kurat, 2 tükki, kui ma eksi, jah, sest seal on huvitav ajalugu, et Riial ja Tartul on huvitav ajalugu, aga sellest me oleme varasemalt rääkinud ja võime tulevikus veel rääkida, kui teil on huvi selleks. Aga siis Eesti koha pealt veel, mul on sooeg läbi, Lebo, Peterson mängib veel Old Dominionis ja see nädal kahjuks kaotasid suurelt James Madisonile ja noh, see oli ka konverentsi mäng jälle, mis nüüd neil on 2 kaotuskonverentsis, mis on tegelikult päris halb, et konverentsi võita on nüüd päris keeruline, aga suures pildis nad on 4-3, et see on ikkagi winning record, et kõik on veel võimalik, aga boxscore'i järgi Peterson ei ole veel väljakule saanud, võib-olla ta on väljakul käinud, aga me ei ole temaga rääkinud, aga nüüd siin lähiajal me üritame ta podcasti ka saada, et räägime, kuidas see esimene hooaja pool läinud on siis, või noh, tegelikult mis hooaja pool, sul on 7 mängu juba mängitud, et siin 6 aja pärast on hooaeg läbi juba, et saab ka talt otse muljeid, kuidas hooaeg on läinud, aga siis
Ott, lähme NFL-i juurde, aga üks uudis, millest me peame natuke rääkima, on siuke huvitav nagu muutus NFL-i schedule'is. Sest ajalooliselt on alati olnud see, et peale konverentsfinaali on meil 2 nädalat pausi või nädal pausi, siis on Super Bowl ja sellel pausi nädal on Pro Bowl olnud. Vanasti oli vastupidi, mingi 15-20 aastat tagasi, ma ei mäleta isegi, mille nad muutsid, aga peale konverentsi oli kohe Pro Bowl ja siis oli, mitte Pro Bowl, sorry, kohe oli Super Bowl ja peale Super Bowl oli alles Pro Bowl, sest kui ma mäletan, Madden 07 oli nõnda näiteks, mis oli naljakas, aga see muudeti ära, mis on ka loogiline, sest kui 2 meeskonda saavad Super Bowli, sa tahad, et nad oleks võimalikult terved kavad, et seda parem on mäng. Aga nüüd NFL teeb niimoodi, et nad liigutavad Pro Bowliga siis samale nädalale nagu Super Bowl, ehk siis Super Bowl on ju pühapäeval ikka, 8. veebruaril, aga nüüd 3. veebruaril, mis on siis teisipäevane päev, on nende siis see flag footballi Pro Bowli osa. Et rohkem täpsemaid detaile väga väljas pole, aga nad üritavad see aasta keskenduda rohkem flag footballile, kuna see on nüüd olümpiala ka ja kõik see promo on ja. Et Ott, mis sa sellest lükkest arvad, et nüüd meil on täiesti tühi nädal, kuigi ma ei tea, ma väga ise Pro Bowli ei vaadanud kunagi, aga nüüd meil on nagu täiesti tühi nädal enne Super Bowli, et mis soo muljed sellest on? Ma olen sinuga selles mõttes samas paadis, et ega ma nagu äratust küll ei pannud endale, et seda vaadata. Ma pärast seal YouTube'is võib-olla vaatasin mingeid need võistlused nagu järgi, et neid on ikka fun vaadata, aga ütleme nii, et mingid väga suuri emotsioone see nagu ei tekita selles mõttes, et mis mulle nagu meeldib on see, et õnneks nagu NBA ja NFL-i hooaeg vaata käivad käsikäes, et siis see on see üks nädal, kus ma siis vaatan natuke NBA asju ja võib-olla teen tööd natuke rohkem, valmistud selleks Super Bowli nädalaks on ju ise. Jah, et peab selle ühe tööpäeva ikkagi ju ette ära tegema, et selles mõttes jah, et see mind nagu see Pro Bowli osa jätab natuke külmaks, et ma korra oli siuke eriti nagu okei, need võistlused on ägedad tegelikult, ma ei nagu ütleks ikkagi, minu arust skill asjad on nagu toredad ja äge on vaadata, kuna seal nagu päriselt võrdlemisi nagu pingutatakse, aga see mäng ise on küll siuke, et see, et nad seda flagi hakkasid mängima, on minu arust nagu positiivne, sest vahepeal oli see ikka täitsa mõtete mäng, väga sarnane asi juhtus tegelikult NBA selle All-Star Game'iga. Jep, aga siin on ka see, vaata, ma korra mõtlesin selle peale, kas me ei saaks panna kuidagi Pro Bowli vahetult enne Super Bowli ja viia samasse linna, vaata, teha nagu hull weekend, panna Pro Bowl mingi reede peale, vaata, et siis ju kõik superstari mängijad on ka kohal Super Bowli evendil ja kõik siuksed asjad, aga ma lihtsalt logistiliselt on see halb ja pluss sa paned nagu nii palju nagu targetit, nagu võib-olla teisipäev on okei, sest see on piisavalt eemal Super Bowlist, sest muidu oleks iga päev järjest, vaata, nagu nad ei saa seda promot nagu nii pikalt, kui nad tahaks, et võib-olla sellepärast ongi teisipäev võetud, et siis on kolmapäeval ja neljapäeval hakkame alles tõsisemalt Super Bowlist rääkima, ja siis meil on ju NFL Honors on ju laupäeval, vaata, enne Super Bowli või vist, või isegi varem. Et see on siuke huvitav lüke tegelikult, aga ja kuna, nagu sa ütlesid ka, et Pro Bowl ei ole just kõige huvitavam olnud siin viimased 10-15 aastat, siis ega see väga suures pildis väga muud ei mõjuta, on ju? Ei mõjuta küll jah, et selles mõttes on ta jah siuke, see jah, et võib-olla ta Super Bowliga koos nagu teeks selle asja ägedaks, et nagu siis sa lähed võib-olla seda Super Bowli mõttes nagu juba nädal aega oled selles korralduslinnas nagu, aga ta on jah, ütleme, siis sa pead päris palju suuremat hulka inimesi majutama ja see on probleem, jah. Seda, et see on üsna, siis läheb see, tõenäoliselt see Super Bowli areenide valik läheb veel väiksemaks ja see nagu ei ole tegelikult positiivne. Ja see on üks osa, mida fännina sa tegelikult väga palju ei pane tähele, aga Super Bowli linnas ei ole väga palju puhtalt sellepärast, osades linnas ei ole lihtsalt piisavalt kordi oma hotelle, nagu kui palju inimesi, see on 500,000 inimest või palju neid tuleb sinna vaata Super Bowl weekendiks ja kõik see toitlustus, kõik asjad mängivad ka rolli. Kus see aasta üldse? Kuule, see aasta on ju, ongi Bay Area'l, ehk siis ongi samas, see on Santa Claras on ja Levi Stadiumil on Super Bowl, ehk siis see Pro Bowl on ka samas areas, et Bay Areas, ehk siis okei, huvitav, San Franciscos siis, et see saab olema huvitav, vaata mis teevad. Päris huvitav oleks võib-olla see, vaata, et seda, minu arust see, et Pro Bowli tehti Hawaii'l oli üliäge, see oli nagu minu arust äge mõte, aga võib-olla oleks päris huvitav, kui see Pro Bowli asi oleks off-season üldse, et see toimuks reaalselt Euroopas. Nagu
see oleks ka võib-olla mingi huvitav mõte, et tehagi see näiteks, ma ei tea, Saksamaal nagunii seal, noh, vahet ei ole tegelikult, kus sa teed selle, sa võid teha selle Britannias, Saksamaal, Hispaanias, ma arvan, et see huvi... Ilm oleneb natuke vist ju, millal vaata. Ja seda küll jah, ta on ju veebruaris, et see muudab selle keeruliseks, Saksamaal on natuke raske teha. Ja siis nagu Hispaanias võib oleks enam vähem, aga jah, ma saan aru, miks Arizonas, Orlandos ja sellistes kohtades on, vaata, kus on soe, vaata. Nagu, see on loogiline. Ja Hawaii oli idekas, aga noh, jah, miks iganes põhjusel see ära lõpetati, on ju. Aga siis üks uudis veel, Tyler Lockett, sinu Seahawksi legendaarne receiver lasti siis Titans siis ka lahti, talle ei olnud ausutades efekti see aasta seal väga ja noh, see oli meeskonna ehituse mõttes väga suurt rolli tehti mängi, aga Ott, kiiresti, Seahawksi tagasi toome ta või? Sul niikuinii tegelikult number 2 receiver on puudu või? Teoorias küll, minu arust miks mitte, ma oleks väga rahul, kui ta lõpetaks oma vet minna, on ju? Hawksi ridades, et jah, see on talle vet miinimumi, ta nagu, ma olen üsna kindel, okei, noh, Cooper Cup on meil tehniliselt võib-olla receiver 2 või siis Tory Horton, aga miks mitte panna niisugune 3-pealine receiver 2 tuba, sest no Tyler Lockett ma isegi arvan, et täna ta püüaks mingi veel sellel ajal, mis hooaega järel on, Seahawksis ma arvan, ta püüaks mingi 300 jardi küll ja see on piisav. Et sest noh. No, aga olgem ausalt, eelmine aasta tegelikult ju suht vajus juba eelmine aasta ära ja siis see aasta oli täiesti non-factor, vaata, aga no jällegi see on Tennessee Titans, nagu seal ei tea midagi, mis toimub. Selle koha pealt. Ja, et selles mõttes nagu, kui vaadata neid praeguseid receiverid, kes meil on, siis ta nagu, vaata, Tyler Lockett on kogu karjääri on see vend, kes Jacki nagu saab 0, noh, ta meelega vaata mängis niimoodi, et mitte vigastada, mis oli nagu suht smart temast, aga tehniliselt nagu fännina vahepeal küll see, et nagu, et miks me Jacki ei võta, et nagu, et selles mõttes nagu, noh, kui sa võtad, kes tema poissal nagu tehniliselt on, noh, Tory Horton on ju, siis see vend võtab jõhkralt rohkem Jacki praegu ja on nagu punt returner ka, et aga noh, sügavuse mõttes ja nagu puhtalt selle au mõttes, et ta tuleks nagu tagasi Hawksi nagu minu arust aga miks mitte, et tal oleks see veteran presence ka vaata, nagu sest ta on normaalne. Ja, täpselt. Sest et tegelikult on noor meeskond ka siia Seattle, vaata. Aga noh, Seahawksis me räägime natuke pärast uuesti. Aga siis trade deadline'iga seoses ka, kuna trade deadline on 4. novembril ja siis alles järgmine nädal me vaatame, järgmine neljapäev käime üle siis kõik, mis need potentsiaalsed lükked on, mis siin tulemas on, sest et nad ennustavad küll päris aktiivset trade deadline'i see aasta, kuna see on nii palju hiljem, see on novembri alguses, et see on ikka meeskondadel peaks olema kindlam pilt ees, nagu kas nende hooaega läbi või mitte, et kas nad on pigem sellerid või buyerid, vaata. Aga ja Max Crosby'ga seoses ka tundus, et ta ütles, et Raiders ütles ka, et nad treidid teda ikkagi, aga see oleks huvitav lükke, kui Crosby saadetaksegi Cowboysi, mis see ruumor oli siin viimase 2 päeva jooksul, et see oleks naljakas. Aga Raidersi poole pealt, kui sa kogud talenti ja sul on Pete Carroll peatreener, kes tahab kohe võita, siis nagu miks sa lasete lahti, on ju. Aga eks me näe, kes me tea, who knows, on ju. Aga Ott, rääkides vanadest mängijatest, siis minu meelest üks suuremaid storyline, mis oli nädal aega tagasi nüüd juba, aga eelmises nädalas siis oli see Steelersi ja Bengalsi mäng, mis oli Thursday Night Football, on ju, kus meil läks Joe Flacco versus Aaron Rodgers. Ja kui ma oleks sulle öelnud, et peale mängu skoor oli 31-33, sa oleks uskunud seda või? Ei, kindlasti mitte. Ma ei oleks uskunud, et Steelers suudab nii palju punne visata ja ma oleks uskunud, et Bengals suudab Steelersi vastu nii palju punne visata. Ma nagu mõlemad skoorid minu jaoks on over nagu sellele, mis ma arvasin. Ma arvasin, et see tuleb siuke divisioni sisene mäng, mingi siukene korralik kaevikulaying nagu kõik aastad, mis iganes Mike Tomlini sünnist saati on olnud see divisioni sisesed mängud, et no kohe üldse ei kujutanud niisugust asja, et ja no mängu lõpp oli ka huvitav, et nagu Steelers võttis siis edu 31-30 2 minutit enne mängu lõppu ja no seal oli see Pat Firemoodi see pikk 68 yardine catch and run for the touchdown ja aga noh, jättis 2 minutit 21 sekundit aega mängida ja Joe Flacco viis need rahulikult field goal range'i ja seal oli ka veel play, kus T. Higgins oleks võinud touchdowni skoorida, aga ta läks põlve peale enne vaata, et lüüa põhimõtteliselt viimasel sekundil field goal on ju. Et selles suhtes väga, väga exciting mäng. Et nagu kui me vaatame Bengalsi poole pealt, siis Flacco'l oli nagu viskas
342 yardi, 3 touchdowni, kui see oli nagu elite Flacco on ju. Aga tal oli vist üks eesmärk terve mäng. Ma targetid Bucky Jamar Chase'i. Tal oli 16 catch'i, 161 yardi, 1 touchdown, 23 targetit, mis on siis peaaegu pooled Flacco visetest oleks siis Chase'i poole, mis on nagu jabur fucking protsent. Isegi Burrow ei viska nii palju Chase'ile ainult, on ju. Et tundub, et toimib, on ju, Ott. Et Bengalsi rünne ongi fucking viska pall T. Higginsile ja viska Chase'ile ja lähmegi nii ründase. Ei no mind tegelikult ausalt väga üllatas see, et miks nad varem midagi sihukest ei teinud. Nagu for real nagu. See, okei, no see on utoopiline kogus nagu palle, mis sa ühele mängijale viskad. Aga nagu sul on Jamar Chase, sul on T. Higgins, kasuta neid. Sul ei ole vaja, ma ei tea, palli jagada seal Gesikidele ja Fantidele ja ma ei tea kellele. Ja nagu sellega juhtus ka tegelikult oli see, et isegi Chase Brown tuli natukene nagu rohkem avanes tänu sellele, et lihtsalt... jaa, korralikult avanes jooksumäng, mis oli nagu üllatav tegelikult. Jah, sest no sul on ikkagi, kui sa loobid nagu nii enesekindlalt ja nii tuimat lihtsalt nendele kahele püüdjale, siis no see on paratamatus, no sul peavad linebackerid reageerima. Muidu sa viskad terve päev slante ja nagu saadki tuppa lihtsalt, et sa pead ju kuidagi, see on nagu suht loogiline, et nagu üks mäng komplimenteerib alati nagu teist, et kui sul on väga hea jooksumäng, täpselt samamoodi püüdja teevad vabamaks ja nii edasi. Ja noh, sa ütlesid, et nagu Steelersi 31 punni oli üllatav. Võib-olla mitte selle Bengalsi kaitse vastu nii väga ei ole, aga jah, see 33 punni Steelersi kaitse vastu oli väga üllatav, aga Steelersil on see kaitseprobleem olnud hooaja alguses, mäletad, Jets pani kuradi 31 punni ka ju. Nagu fucking Jets, praegu nad ei suuda isegi nagu ussi august punkte skoorida. Et ja kui me vaatame nagu, mis nende probleem on, siis nagu, neil oli 14 missed tackles, mis on jube suur number. Nad ei saanud jooksu kinni panna. Chase Brownil oli 10,8 average, nagu rushing. Mis on nagu pass rush oli peaaegu olematu, see mängu lõpus DJ Wattil oli üks hea pass rush on ju, aga nende explosive plays, kõige suurem probleem on nagu Steelersi vastu saad explosive plays kasutada ära, sest et mis tähendab siis 16 pluss passing yard ühel play'l või siis 12 pluss rushing yardi ja nad on siis NFL-is kolmandad, esimene Bills ja teine Dolphins. Bills esimene on ka päris halb tegelikult, aga Billsist me saame ka rääkida natuke aja pärast, et mis sa arvad nagu Steelersi poole pealt nagu suures pildis vaadates terve hooajale, et nagu rünne on suht siuke nagu tegelikult olgem ausad, rünne natuke overachievib minu meelest, mis ta nagu Aaron Rodgers on üllatavalt hästi mängida, aga just see kaitse on ju tegelikult väga underperforming, eriti arvestades, et viimased 4 aastal on Steelersi kaitse kõige kallim olnud NFL-is ja see aasta on jällegi kõige kallim. No mulle nagu siuke karvan tunne, et jah, ma ei oodanud seda, kuigi nagu tegelikult Steelersi, eriti secondary't vaadata, siis tegelikult nende secondary on iga hooaeg olnud siukene, et allapoole arvestus tegelikult nagu tundub, et jah, seal on veteranid on ju, kes oskavad mängida. Suurte nimedega veteranid on ju. Jah, aga high-end talenti nagu selles mõttes nagu konkreetselt primetime talenti neil ei ole juba tegelikult pikalt olnud ja iga aasta ma olen natuke arutanud ka seda, et okei, et nad on jälle natuke nagu nõrgemad, aga ometiga on nagu super kaitse olnud, et siis nagu mulle tundub, et see aasta, kas siis see mängijate see vanus ja noh, üks hetk sa pead murduma, nagu see ei ole loogiline, lihtsalt sul saavad ju kõik mängijad, need superstarid, kes neil on, saavad iga aastaga järjest vanemaks. Üks hetk peab Cam Hayward hakkama ikkagi putsasid ka varna riputama, DJ Watt vigastused järjest enam kogunevad, ta on ka ei ole enam esimeses nooruses, et see ma kardan, et see vanus nagu ikkagi kuhjub ja sa pead nendele vanadele veteridele maksma ka. Sellepärast on nii kallid on ka vaata. Jah, et selles mõttes üks hetk nad peavad selle nagu rebuildi ära tegema, et nüüd ongi võib-olla nagu tuleviku mõttes on huvitav näha, et kas Mike Tomlin ka jääb sinna rebuildiga alles või nad teevad puhta house'i. Sest nad on üritanud teha, vaata, Joey Porter on noor mängija, Peyton Wilson linebackeri peal on noor mängija, Keanu Bent on nose tackli peal on noor mängija, Highsmith on noor mängija tegelikult on ja, kellel Highsmithil on juba teine leping, et ta ei ole enam nii noor on ja, aga nad on kõik natukene, Joey Porter on tegelikult underperformed, tal oli väga hea rookie aastaga, viimased 2 aastat on suht nagu underperforminud ja noh, praegu ta ei ole isegi enam tehniliselt starter, sest no see on Ramsey ja Slay on ja, aga noh, sa mängid nickelback'ina, ta on sees ikka, aga ma vaatasin, et puli pärast BFF-i, aga BFF on jaburalt halb linebackeri kreidimises, aga noh, kui su linebacker Peyton Wilson on 72-77 linebackerist ja Patrick Queen on 67-77 linebacker, siis
ütleme nii, et linebacker core ei ole see strength niikuinii, et see on juba probleem ka, et jah, see on hea point küll, et neil on vanad veteranid, kes võib-olla ei mängi enam sellel oma eliittasemel, kes on kallid ja nende noored ei ole suutnud järgi tulla. Et see on võib-olla siuke kõige lihtsam ütlemine, on ju. Täpselt. Ja aga kui me vaatame teiselt poolt, kui me vaatame Bengalsi poolt. Bengals nagu lõugi vaatamata sellele, et nende point differential on -78 punkti. Ehk siis kui palju punkte sa oled skoorinud ise ja kui palju on su vastu skooritud. Nad on 3-4 peale seda võitu, et nagu lõugi Bengals nagu päästis ju oma hooaja. Eriti arvestades nüüd, et järgmised paar mängu on natuke lihtsamad paberi peal ka ju. Et Joe Flacco võib-olla suudab kuidagi nad hoida seal 500 ümber enne kui Põrru tagasi tuleb või? Ja mulle tundub küll, et Joe Flacco on jõudnud sinna karjäärifaasi, kus ta on lihtsalt vana versioon James Winstonist, et statistiliselt on ta tegelikult suhteliselt suurepärane, eriti peale 40 aastat, aga nagu tal ikkagi lipsavad vahel need väga halvad mängud ka ja eriti viski pärast just on, et seal kevade poole, et noh, muidugi eks näis, kas Bengals sinna seal, mis kevade poole, see on talve poole. Et kas Bengals üldse seal talve poole üldse olulise mänge enam mängib, aga no ütleme nii, et võrreldes Browninguga on ta ikkagi jõhker suur edasiminek, noh. Ja ta peab kandma ka, sest see kaitse on ikka samamoodi siuke väga kesine heal päeval, et seal on nagu Hendrikson on veits banged upitud ka, aga ta peaks tagasi tulema. Et aga jah, Flacco on pigem siuke quarterback. Ja, kes on nagu... Ja, sorry, ütle üt. Et neil on vaja rohkem siukest venda, kes nagu julgeb seda rünnet nagu enda õlgade peale võtta, et Browning oleks siukses tiimis nagu ma arvan väga okei quarterback, kus kaitse nagu domineerib ja sa pead lihtsalt nagu managema vaata. Võib-olla tõesti, jah. Võib-olla, jah, see on... Sest Flacco täna minu arust ei sobi enam siuksesse tiimi ka. Täpselt nagu James Winstongi ei sobi. Ta ei sobi siuksesse defense-oriented tiimi, et sa pead lihtsalt nagu põhimõtteliselt aega kulutama ja palli liigutama, et Flacco ongi siukene Campbell quarterback ja no kes teab, no nad võivad väga vabalt tegelikult play-offi longata, seepärast nii naljakas, kus ei ole see division on tegelikult suht wide open, mis hooaja alguses me oleks never öelnud seda, aga noh, ühe tüübi vigastused tagasi tulek võib seda kõike muuta. No, mis peaks selle veel huvitavamaks tegema tegelikult ju, sest et nagu siis Steelers on seal ees, vaata praegu, keda ajab siis Ravens ja Bengals ajavad taga aine praegu. Aga rääkides ühest meeskonnast, kes oli siis väiksel alla hakkasid nagu meedia poolt ja allamäge minema, ütleme nii, oli Philadelphia Eagles, aga eelmine nädal nad said siis raja peale tagasi, kui nad võitsid Vikingsid 28-22, see oli low-key suki Carson Wentzi revenge game ka, et siis Wentz mängis siis oma vana meeskonna vastu, kellega ta võitis ju tehniliselt Superbowli lausa, vigastatuna ja quarterbackina, aga suures pildis Eagles kontrollis mängu algusest lõpuni, mängu lõpus seal 4. veerandel oli Minnesotal paar võimalust, aga nad pidid kahjuks field goal'e lööma seal, aga alustame Eaglesi poole pealt, see kuidas Eagles suutis explosive passing playsi kreitida siin mängus seda oli väga hea näha, eriti arvestades nagu Eaglesi fännid peavad väga rahul sellega olema, sest et see on üks asi, mida on terve hooaeg ette heidetud Eaglesile ründele just eriti, et nad ei suuda palli vertikaalselt downfieldi viia, aga siis see mäng Hurts oli 5-5, 216 jaardi, 3 touchdowni visetel, mis oli 20+ jaardi õhus, et nagu sa Ott nagu Hurtsi poole pealt nagu ideaalne mäng, jah statistiliselt ka ideaalne mäng, sest ta oli perfect rating 158,3 on ju. Jaa, ütleme nii, et Hurtsi koha pealt küll ideaalne mäng, et jällegi natukene kummaline on nagu aru saada, miks nad nagu varem ei ole siukseid asju teinud, mina nagu ei mõista. Nagu oleks, et nad oleks siis mingi eelmistes mängudes ka nagu proovinud ja lihtsalt nagu palli jõua kohale või mida iganes, aga kas tõesti nagu Vikings surus nii õhkralt nagu pressis, et olid see deep game oli open, ma ei usu hästi, ma lihtsalt jah, aga naljaks jah, et nad nüüd selle avastasid ja nagu liikusid võib-olla sellest edasi, et Saquon Barkley ei ole see hooaeg nagu MVP vormis. Ja sest üks asi, mis on ikka siuke väga küsimärk olnud nende ründe juures, on Barkley ongi just jooksumängi Saquon Barkley, selles mängus ka Barkley'l oli 2,4 yards per carry, mis on nagu väga halb, et jah, Barkley ei ole ennast tõesti käima saanud, aga Vikingsi koha pealt nagu
isegi vaatamata sellele, et nagu Wentz viskas 2 interception'it, üks oli pick six on ju, mis mängu erinevus, punkti erinevus oligi 6 punkti on ju. Põhimõtteliselt see oligi difference maker. Nad olid red zone'is 6-1, ehk siis 6 korda olid red zone'is ja 1 touchdown'i said ainult. Ja nagu tegelikult nad ju liigutavad palli Wentsiga hästi, aga nagu suures pildis Ott, neil tuleb varsti see otsus teha, sest J.J. McCartney saab terveks nüüd siin lähinädalatel, mitte veel see nädal, täna öösel nad mängivad, neil on Thursday Night Football, aga peale Thursday Night Footballi peaks J.J. McCartney terve olema, et kas Wentz on teinud piisavalt selle ründega tegelikult, et vähemalt tekitada see küsimus või vähemalt see küsimus lauale panna, et kas minna Wentsiga edasi või J.J. McCartneyle tagasi anda see starting quarterback job? See on nagu selles mõttes hea küsimus, et JJ on sul 20-aastane mängija, et kui nagu mina näen nagu seda olukorda nii, et kui sa näed, et nad on enam-vähem võrdsed, siis tuleks anda ilmselgelt võimalus JJ-le nagu. Muidugi nagu vaata olukord on jälle selles, et JJ-l on see vigastuse probleem on ju, et kui sa selle 19-aastaselt juba sai mingi oma vigastuse, mis üle hooaja lõpetav, kui ta on 20-aastaselt saab uuesti vigastuse. Ta on 22 nüüd tegelikult, ta oli 21, kui ta tuli NFL-i. Okei, jah, ta on noor. Noor jah, täpselt. Et selles mõttes et selles mõttes temaga, aga teisalt on jällegi see, et kui see vend saab sul 21-22 aastaselt nagu vigastada konstantselt, siis võib-olla see otsus peaks ka olema see, et kuule, et sa ei ole meie franchise quarterback, sest ta ei ole platsil lihtsalt. Et see kõige kõvem ability päeva lõpuks on ikkagi availability. Aga tulles tagasi selle küsimus juurde, siis ma arvan, et Wentz ei ole ikkagi nii hästi mänginud, et oleks nagu konsensus number 1 quarterback ja sellepärast JJ ma arvan ikkagi tuleb tagasi. Sest mida sa Vikingi sinna ootad? Sul ei ole ju nagu selles mõttes mõtet, et enam kellegi taga JJ-d hoida ka või mulle tundub. Jaa, täpselt, sa tahad näha, kes on JJ McCartney tegelikult vaata, lõpuks, see on ideaalne võimalus. Isegi kui need võidud ei tule, nagu sa pead talle võimaluse lõpuks andma, et näha, kas tal on üldse varianti, sest ütleme, et nad arvavadki, Carson Wentz on natuke parem, et lähme Carson Wentziga. Kas sa lähed Carson Wentziga mingi deep playoff runile? Nope, nagu mis vahet selles suures punktis on tegelikult siis ju. Ja sa ei 3 aastaks seda nagu nii ei võta, et teha temaga süsteem nagu ma ei tea, siin oli kas või see Matt Ryani süsteem Phoenixiga, mis nagu näitas küll varem ära, et Phoenix läheb enne sisse, aga tehniliselt see mõte oli ju see, et sul on veteran quarterback mingi 2-3 aastat ees ja siis nii-öelda kui tagant see tüüp nagu blossomib, siis by all means anna minna, aga Wentz ei ole see quarterback. Sul ei ole mõtet nagu Carson Wentzil lasta 2 aastat põhimõtteliselt ees kudeda, et sul J.J. McCarthy on lihtsalt 2 aastat vanem ja saab nüüd selle võimaluse ja sul on kaitse, kes on lihtsalt suurepärane ikka veel, saab 2 aastat hiljem nagu, või 2 aastat vanemana edasi mängida selle hea quarterbackiga, et see on minu arust ka neil on vaja see otsus nagu kohe teha ja sellepärast J.J., kui ta ei ole vigane, tuleks mängu panna ja ära katsutada. Ja, aga Eaglesi poole pealt korra, nagu H.J. Brownil oli ikka mingi fucking kommentaar sotsiaalmeedias peale seda mängu. Nagu seal on ikkagi, minu meelest see kriitika on ikka siuke, ma ei ole nii kindel, et seal on kõik lockerroomis korras, aga ja naljakas on veel see ka, et nagu Brandon Graham tuleb tagasi, nende veteran defensive end, nende liider, kes eelmine aasta retire'is, ta ei ole enam eliit futimängija, aga just võib-olla tuuakse ta tagasi kui liidrina, aga Brandon Graham oli ka ju eelmine aasta see, kes kogemata meedias valesi asju ütles, kui ta ütles otse välja, et nagu H.J. Brown ja Jalen Hurts ei räägi põhimõtteliselt oma vahel, et see on nagu, ma ei tea miks, aga mulle tundub, et seal midagi susiseb ikka lockerroomis ikka veel. Mis sa arvad sellest situatsioonist? Jah, hästi keeruline on endale asjadele eskuleeruda, kui sa Superbowli võidad. Et selles mõttes nagu kui neil peaks nüüd olema mingi, ma ei usu, et nad playoffist välja jäävad, aga kui neil peaks olema mingi varajane playoff exit, siis ma kardan ka, et vähemalt mingi trade sealt nagu tuleb, sest kui sa võtad Eaglesi vaatevinklist ka, neil on tegelikult on Devonta Smith olemas, kes kannaks ära selle receiver one rolli ka tegelikult päris ausalt. Aga tal on teist vaja kõrvale, ta ei suuda üksi olla see alfa teo. Jaa, nõus, aga A.J. Browni vastu sa tõenäoliselt saad juppe, kellega võib-olla see roll nagu ära täita. Tahaks vähemalt. No võib-olla tõesti, jah.
et seda on huvitav jälgida küll nüüd järgmised nädalad, kuidas Eaglesi rünne just toimib, sest et ma pikas perspektiivis ei näe ka, et kuidas Jalen Hurts suudab oma käega kanda seda meeskonda. Neil on vaja abi, nagu Barkley peavad kuidagi käima saama, et nagu mis iganes see põhjus on, miks nad ei saa oma jooksumängu käima. Ründeliin on päris vigane ka olnud, et see ja underperforming, mõlemad kaardid on tegelikult päris nõrk koht olnud, sest Dickerson on vigane ka. Aga rääkides star receiveritest, kes kannavad üksi meeskonda, siis Devonta Smithi meeskonna kaaslane JSN, Ohio State'i receiver, kannab põhimõtteliselt üksi Seattle'i rünnet, sest et Seattle võitis 27 ja 19 Houston Texansit ja JSN-il tavaline päev jälle 8 catch'i, 123 jaardi, 1 touchdown, mis on jälle järgmine, ta on pika puuga NFL-i receiving leader, tal on juba 7 mänguga, tal on 500 jaardilist receiving mängu ja tal on 1 veel puudu franchise rekordist, mis ühel hooajal siis, mis on siis Steve Largenti oma, mis on ka Hall of Famer on ja Seahawksi legend. Ja aga kui JSN välja võtta, Charbonneil oli ka 2 touchdowni, aga suures mängupildis see oli tõsine siuke üllatavalt palju punkte skoorit, aga kaeviku sõda, kus kaitsed tegid väga häid playsi ju mõlemal poolel, Texansi ja Seahawksi poolel Ott. Jaa, täiesti nõus, et selles mõttes mulle see, et JSN pole nii hullu, seda ma siiamaani ei usu seda hästi veidra vaat seda, et nagu sa iga aasta jälgid ju nii-öelda hooaja keskel neid, et kes on aga kuule, DK trade oli päris arusaadav nüüd või? Jah, ei tundu nagu väga hullu et ei sain teda, et selles mõttes et seda on nagu väga kummaline vaadata, aga tegelikult nagu kõige suurem nii-öelda imestus ja kõige ägedam asi minust selle Hawksi mängu juures on ikkagi see kaitse, sest kui me võtame selle Houston Texans 19 punni, siis reaalsusest tegelikult nende rünne skooris minu arust ainult 7 sellest. Ei, 10. Nad said seal minu arust 1 safety ja 1 touchdowni ka äkki. Et ühesõnaga see, kuidas Hawksi kaitse on mänginud see aasta, Houston Texans ei ole ründes on suurepärane muidugi, et see selleks on ju, aga just see, kuidas kaitseliin on tööle saadud, see secondary hakkab järjest tervemaks saama, mis on nagu väga-väga lahe ja Ernest Jones on ka viimased mängud tegelikult väga tubli on seal linebackeri koha peal seda, et ühesõnaga kõik liinid on väga-väga soliidsed praegu ja see süsteem nagu toimib, et mulle täiega meeldib see, kuidas me nende safety positsioonidel, meie nagu isegi mingi practice squad'i vennad seal, on mingid Tai Okadad ja mis iganes nimedega vennad, need võtavad ka säkke ja teevad safety blitse ja make ivad plays, et see on päris äge. Sest et tegelikult mõlemad kaitsid üritasid oma ründalane nii palju võimalusi kui vähegi võimalik on ju. Sest et nagu Texansi kaitse tegi absoluutselt kõik, et see mäng võita. Will Andersonil oli sack, force fumble recovery ja touchdown samal play'l. Ehk siis ta säkkis endzone'is Sam Darnoldit, lõi tal palli ka käest ära, korjas selle palli endzone'is üles ja sai touchdowni sellest. Al-Shahiril oli fumble recovery, Stinglil ja Bullockil olid interceptionid, ehk siis 4 takeaway'd. Third down'il olid 14-2 Seahawksi rünne ainult on ju. Et nagu, et see nagu jabur, see kaitse üritab kõiki teha, aga siis Texasi rünne ei saanud absoluutselt mitte millegagi hakkama. Jooksumäng on jälle ikkagi olematu, nagu Woody Marks tundub olevat see feature back lõpuks, nende rookie running back, väga, nad ei saa üldse ründeliiniga seda pushi ja Nico Collins sai viga teisel poolel ta concussioniga. Peale Nico Collinsi väljaminekut receiving core oli ikka nagu täiesti tühi, et nende 2 rookit Iowa State'ist ei saanud väga üldse separationit ja Hutchinson on see teine, Xavier Hutchinson on see teine suur receiver, et nagu Seattle'i kaitse low-keys päästis seal mängu lõpus selle mängu teie jaoks on ju, aga teiselt poolt viimane asi kiiresti, Texansi rünne. Mis on sinu arvus see kõige suurem probleem seal? Ründeliin, ma arvan, kui vaadates nagu enda tiimi ka. Kehva ründeliiniga on ikka hoopis teistmoodi mängida seda asja, et püüdjatel võiks olla parem tase, jooksumäng ei ole suurepärane, aga mulle nagu ikkagi taandub see kõik ründeliinid, aga kui ründeliin annaks Stroudile rohkem aega, küll siis isegi nagu kehvemate püüdjatega ja kehvemate jooksjatega suudaks nagu midagigi teha, aga kui see ründeliin nagu absoluutselt mitte midagi ei tee ja sul on kogu aeg surve näos või siis sa ei suuda täpselt nagu ütlesid seda liini edasi lükata, siis seda ongi väga keeruline teha, sa pead olema väga special mängija, et seal teha. Et ma arvan et see taandub selle peale, et nende see ründeliini kaevik on ikkagi väga-väga habras praegu.
Ja noh, lihtsalt põlli pärast võtsin BFF-i lahti ja ründeliin on tõesti väga, väga halb isegi BFF-i järgi. Just vasak pool, parem pool ja Ed Ingram ja Howard on päris okeid, aga jah, vasak pool on seal rookie Ursery ja rookie on left tackle ka vaata. Aga Seattle võttis jälle tähtsa võidu kodus ära, et see on hea töö teie poolt ja rääkides tähtsatest võitudest, siis võib-olla Broncos sai siukse, mitte võib-olla kõige tähtsama võidu, aga nad sai siukse võib-olla kõige parema vibe võidu üldse, kus nad võitsid 33-32 Giantsit. Ma juba tegin need 3 mängu ära, ma unustasin ära, et me räägime Giantsi mängust ka jälle peame rääkima sellest mängust. Ma olen nii palju sellest kuradi mängust viimase 3 päeva jooksul kuulanud ja värki pidanud mõtlema, et nagu ma juba unustasin ära, et me peame sellest täna veel rääkima, siis ma võin kiiresti üle käia, mis siis juhtus on ju. Esimesed 3 veerandit hooaeg oli seis oli 19-0, Giants juhtis, domineeris esimesed 3 veerandit. Tore. Siis 14 minutit enne mängu lõppu Broncos sai touchdowni, väike tipped pass, siis läks touchdowniks, vahetevahel peab õnne olema, on ju. Siis järgmine drive Giants vastas touchdowniga, mis oli samamoodi tipped pass, kus Theo Johnson püüdis siis Wonder Robinsoni dropitud söödust, jooksis 41 jaardise touchdowni, okei. Lahe, ikka on 19 punkti vahe, on ju. Siis 5 minutit enne mängu lõppu sai Broncos uuesti touchdowni, mis tegi siis 10-punktiliseks mängu 26-16. Nad läksid 2 two-point conversion'id tegid ka seal. Ja siis Giants, Broncos olid kõik 3 timeouti alles, 10 punktiga maas ja alla 5 minutit mängida. Giants jooksis esimesed 2 korda, Broncos võttis timeout ja siis oli third down. Jah, siis Jackson Dart oli seal kaitse oli teda maha võtmas, siis ta üritas veel visata selle third downiga, sest viskas interceptioni, põhimõtteliselt kõige halvem asi, mis teha said. Ja 56 sekundit hiljem Broncos skooris touchdowni otsa, mis tegi seisus 23-26. Giants läks 3 and out ja Broncos sai palli tagasi jälle. Ja nad liigutasid palli kohe red zone'i väga kiiresti, väga efektiivselt ja skoorisid 1-51 enne mängu lõppu skoorisid touchdowni, mis tegi mängus siis 30-26 seisu on ju. Ja Giants sai palli, müts maha selle noore meeskonna ees, nad võtsid siis, kasutasid oma võimaluse ära ja liigutasid palli red zone'i 1 jardi peale, mis võib-olla natuke läks õnneks seal oli üks pass interference, mis oli nagu iffy goal, läks Giantsi kasuks, aga siis 1 jardi pealt 37 sekki enne mängu lõppu Jackson Dart siis skooris touchdowni, kus ta oli QB draw jooksis on ju, aga peale seda touchdowni Giants lõi siis teise extra pointi juba selles mängus mööda, mis tegi siis seisust 30-32, ehk siis Broncosele oli 37 sekki mängida ja field goal võidab mängu ja arva, mis juhtus? Broncos skooris field goal'i seal jah, et väga lihtsalt 2 play'ga said field goal range, Giantsi kaitse oli nagu jah, isegi sa ei saa öelda, et see skeem oli väga halb seal või play call oli halb, lihtsalt execution oli väga halb, et need kaitsemängid olid ikka väga, väga pöhmal omadega seal mängu lõpus ja siis sellega siis Broncos võitis 33-32 ja Broncos oli siis esimene meeskond NFL ajaloos, kes siis skooris 33 pluss punkti viimasel veerandajal, kui sa olid esimesel 3 veerandil 0 olnud, siis teist korda NFL ajaloos, kui sa on nii palju punkti üldse skooritud 4. veerandajal. Et ma ei tea, Giantsi koha pealt, kas Giants joke'is, no siin on paar sellist momenti, mida peab üle käima. Jackson Darti interception. Jah, Jackson Dart ütles ise ka peale mängu, et ta ei oleks pidanud isegi seda viskama, võtta see sack ja Denver peab timeout'i võtma, oma viimase timeout'i ja siis pandid palli ära ja neil on 0 timeout'i, 5 minutit mängida 10 punktiga maas. Tõenäoliselt väga, väga palju väiksem, et Denver skoorib sealt 2 korda veel. Aga teine asi, coach'ina, kas sa üldse peaksid andma Jackson Dartile, rookie quarterback'ile, Versil võimaluse palli visata selles olukorras, võib-olla sa peaksid lihtsalt jooksma, et see otsus ära võtta quarterbacki käest on ju, aga noh, jällegi. Siis Giants oli 2 extra pointi mööda, meie paganama Erie kicker, jah, see oli ka probleem on ju ja üks asi, mis ka tuli välja enne mängude, et Giantsi beat reporterid rääksid ka, kuna mäng oli Denveris, Denver on siis mäe otsas, et seal on natuke õredam ja see on ikka täiesti teine asi seal mängida, siis väidetavalt seal siuke asi pidi olema, et kui sa ei ela seal stabiilselt, siis sa ei ole harjunud selle õreda õhuga, siis kui sa saad nagu mingist hetkest, vaata kui sa oled võhmal ja kui sa oled liiga kaugel, nagu liiga palju pushid ennast sellest liiga kaugele, siis on väga raske recoverida selles õredas õhus seal, et sa pead nagu olema nagu sa ei tohi ennast nagu täiesti rihmale tõmmata kohe alguses, siis tagasi tulla on põhimõtteliselt võimatu selles kõrgusel. See on
jah, see on tundub siuke coach'ide poolt teada-tuntud asi. Ja Giantsi kaitse oli mängu lõpus täiesti käest, nagu absoluutselt kõik vennad olid käest, sest nad olid nii palju väljakul selles õredas õhus ja nagu see oli raske. Aga suures pildis, vaatamata kõigele nagu, Giants oli mängu alguses underdog, keegi ei oodanud, et nad võidavad ja kui me enne hooaega oleks Giantsi fännile öelnud, et sa skoorid ründes Jackson Dardiga, su rookie quarterbackiga, hooaja alguses Broncose kaitse ja Eaglesi kaitse vastu 30+ punni. Ja aga sa võidad ühe neist ainult ja teise kaotad, jumala savi, ma oleks jumala happy, ma oleks kohe sign upinud sellesse. Et nagu isegi nagu öeldakse, süües kasvab isu, on ju. Siis jah, see oli tõesti pisike pidev joke job, aga kui sa nüüd tagasi vaatad, siis nagu Giantsi nagu me olime halvem meeskond, et sellel meil oli võimalus võita, aga meil on vähemalt tundub, et seal on mingeid positiivseid asju saab ka siit mängust ära võtta, et nagu jah, on mis ta on, kaotus on halb, aga nagu tundub, et meil hakkab see meeskond vaikselt õigesse kohta minema, et seda vähemalt hea vaadata. Aga Ott, mis sulle kõige suurem takeaway sellest mängust oli? Jah, et täpselt selles mõttes ma nagu võib-olla kui see mäng nagu minu vaatevinklist kokku võtta, siis oli see, et Giants on nagu siuke noor ja vihane sats. Ehk siis nad võivad kõigile panna 30-ga, aga nad võivad 30-ga tuppaga saada ja täpselt. 5 pallikaotust järjest nagu Saintsi vastu siis kaotavad, on ju? Jah, et see on nagu see, et see ühes mängus juhtub, seda võib ka juhtuda, et see ongi siukest noorte satsid nagu teema, et isiklikult oleks päris äge näha seda Giantsi play-off'is. Nüüd on natuke tall task sinna jõuda. Jah, nii on raske. Te olete vist 2 ja 5 aga selles mõttes on see nagu tuleviku vaatevinklist on see päris äge sats, sest ega see kaitseliin on teil ka nii-öelda, ei ole mingi väga vanad kõik seal ja üldse see kaitse, et see safety või corner DB, see flot on üli hästi mänginud teil ja selles suhtes nagu positiivselt on kindlasti kõvasti rohkem see aasta kui siin varasemad mitu aastat. Ja noh, Broncose poole pealt ka neil oli siis teine järjestikune siuke suur 4. veerandi comeback, Eaglesi vastu nad skoorisid 18 punkti 4. veerandal ja võitsid siis 2 nädalat tagasi Eaglesit ka, et nagu see näitab ära, et nad on hea meeskond, kaitsen neil ikka ja aga ründes on nagu, Bo Nix on ikka väga on ja off nagu, neid deep sööte ta missib ikka päris stabiilselt ja nagu tal suurem osa tema jardid tulevad screenidest ja sellistest playdest, et kui neil domineerivat jooksumängu pole, et siis minu meelest see rünne ei ole üldse nii ohtlik, et kas ta on AFC contender, eks me näe, aga hetkel nagu nad mängivad hästi, nad nagu see on omaette skill, et sa suudad 4. veerandal nõnda tagasi tulla, aga ma ei tea, ma ei usaldaks just Bo Nixi seda rünnet nagu tähtsas mängus play-off'is, et eks me näe, meil on veel üle poole hooaja aega näha, mis see Broncos tegelikult on ju. Aga üks mäng veel, millest ma tahan natuke... Päris naljaks oli umbes mingi week 5 räägiti sellest, et huvitav, miks Peyton ei taha nagu rohkem vertical mängu mängida, et Bo Nix oli, kas äkki week 5 või week 4 või no peale mingi paari mängu hooaja alguses, Bo Nix oli tegelikult BFF-i järgi number 1 nagu deep passides. Et umbes siis nagu oli hull suur küsimus oli selles, et nagu, miks sa ei ole rohkem vertical sats ja miks sa ei lähe rohkem, aga minu arust need viimased 2 mängu on täpselt ära näinud, miks sa ei lähe, sest ta tegelikult ei oska, et see, kui sa nii-öelda selle vertical game'i nagu mängid nagu skeemiga täiesti vabaks, siis on nagu lihtne visata ka deep balli, aga kui sa nagu hakkad päriselt seda deep balli viskama nagu stabiilselt, siis sa pead päriselt seda sea olema ja nagu need 2 satsi nagu ei ole maailma kõige kehvem kaitse ka, aga ikkagi, et mulle ka nagu tundub, et Bo Nixil ikkagi on omad nagu limitatsioonid, aga samas kõigil quarterbackidel midagi on, et see, et ta nagu oma jalgadega nii palju ära tegi, see mäng oli tegelikult päris kõva ja päris impressive. Ja aga nad ei jooksnud piisavalt vara, nad oleks pidanud varem jooksma ta, minu meelest terve esimene poolaeg, nad ei kasutanud üldse seda jalgu, et nagu see on nagu naljakas element, et miks seda rohkem seal ründes sees ei ole minu meelest, sest ta on jalgadega üllatavalt atleetlik tegelikult. On küll, jah. Aga noh, eks me näe, et võib-olla nad saavad ka selle boost'i kätte vaata, et nüüd see rünne avab ka, et nad leidsid midagi selles mängus vaata, et nagu Marvin Mims mängis väga hästi tegelikult receiver'i peal, nende on noor receiver. Siis üks mäng veel, kellest veits põgusamalt tahame rääkida, on Carolina Panthers võitis 13-6 Jetsi ja sa võidad Jetsi, aga Ott, kui ma eks enne hooaega sulle öelnud, et Carolina Panthers on 4-3, nagu me mitte keegi poleks uskunud seda ju. Pigem mitte jah, et eriti veel see, et nad oli ju, kas nad võõrsil olid 0 ja 3 enne seda mängu, nad olid ju kodus 3 ja 0 ja võõrsil 0 ja 3 vist. Jap, vist küll jah.
no ja nagu isegi selle mänguni nagu ma ei uskunud, et nad on 4-3, selles ma arvasin, et Jets on ja nad on 0-6 läinud. Aga mul oli nagu siuke tunne, et Panthers on nagu reaalselt nii up and down, et nagu vahet ei ole, kellega nad mängivad, siis nad nagu võivad alati kaotada. Ma ei ütle seda, et vahet ei ole, kellega nad mängivad, võivad võita, minu arust nii head ei ole ikkagi. Aga nagu... Ja peaaegu kaotasid selle mängu ka, olgem ausad ju tegelikult. Jah, et selles mõttes, aga noh, päeva lõpuks on 4 võit kirjas ja nagu selles suhtes, et päeva lõpuks keegi ei loe neid, kas sa võitsid 7 või... Ja võib-olla Panthersi kaitse on olnud see viimase 3 nädalaga, need 3 mängu järjest võitnud, et nagu võib-olla kõige suuremat sammu edasi teinud, et enne mängu neil oli 5 säkki terve hooaja peale mängu oli neil 11 säkki, ehk siis nad said 6 säkki selles mängus, et rohkem kui terve hooaja peale kokku enne. Derek Brownil oli 2 säkki, Nick Scott on nende rookie Texas A&M'ist defensive end, 1,5 säkki, kes on väga hästi mänginud viimased nädalad, ja siis J.C. Hornil oli 2 interceptionit, üks oli see one-handed interception, mis oli nagu jaburat atleetlik asi. Kallastele absoluutselt meeldis, sest talle meeldib J.C. Hornil ja talle meeldib fucking cornerback play, on. Siis tal oli veel endzone'is üks interception veel, et noh, kaitse võttis selle võidu ära, sest et noh, ründes nad kaotsid Bryce Youngi ja siis Andy Daltoniga see rünne oli täiesti olematu. Et jah, seal on nagu Carolina võidud, see on nagu müts maha, 4-3 on olla tegelikult päris hea, aga kas ta on nii hea meeskond, nagu sa ütlesid, võib-olla on küsitav, eks me näe seda veel, aga Jetsi koha pealt see rünne on nagu absoluutne õnnetusunnik on nüüd. Justin Fields benchiti mängu keskel, Tyrod Taylor mängis teise poole, aga tal oli 2 interceptionit ja ta stabiilselt missis ka deep shot, et nagu Jetsil on see omaniku kommentaar ikka peale mängu, et nagu quarterback peaks paremini mängima, et väga raske võita, kui see quarterback mängib nii sitast, ka naljakas, kui see omanik viskab so Justin Fieldsi, siis viskab so bussi alla põhimõtteliselt. Nagu, mis sa sellest Jetsi olukorrast arvad? See on juba fucking naljakas ju. Ja see on nagu... See on täielik pahandus lihtsalt, et ei saa aru, nagu nii naljaks on see, et nad ei ole nagu neil on neid talendikaid mängijaid nagu, et mul on nagu Garrett Wilsonist jõhkralt kahju, Brees Hallist rääkimata, ta ei ole mitte midagi teinud see hooaeg, ta ei ole midagi isegi saanud ja nagu tegelikult ikkagi oli ju enne hooaja algust näha ka seda, et noh, jah, Justin Fields võitis Steelersis mänge, aga see mängu nii-öelda ülesehitus ja kuidas nad teha ründes kasutasid väga-väga limiteeritud tegelikult ja nad võitsid need mängud kaitse pealt ja Steelers on Steelers kuidagi võidab mänge nagu, et on stabiilne sats. Jetsil on vaja mingisugust nagu super quarterbacki, et see asi ümber tõsta, noh, ja nagu Justin Fields ja Tyrod Taylor ei ole see olukord ja 40+ aastane Aaron Rodgers ka ei ole see olukord, sul on vaja nagu, sul on mingi päris mängijat vaja sinna, et sul oleks mingi stabiilsus ja mingi vend, kes suudab nagu kogu aeg teha, aga nagu ega see New York Jets ei ole mingi suurepärane asukoht, kuhu siukene veteran quarterback nagu nii minna tahaks. See, mida omanik ütles, see näitab ka ära, et nagu organisatsioonid mädanevad peast, vaat, et nagu omaniku koha pealt see mentaliteet seal organisatsioonis on probleem, et see hakkab sealt pihta. See, et sa teed nagu down year'i või sa teed paar down year'i, see on nagu loogiline, see juhtub iga satsiga, see on põhiteema, aga see, et sa oled reaalselt juba, isegi mitte aastaid, nagu aastakümneid nagu kohutav sats. See näitab seda ära, et see ei ole treenerites, see ei ole mängijates, see ei ole nagu, see on organisatoorne probleem. Jop, aga eks me näe, kas Aaron Glenn saab üldse võimalust seda parandada, et quarterbacki probleem on neil tõesti, et näeme, et see nädal on neil ka siuke huvitav mäng. Siis Ott, ma hüppan kiiresti läbi ülejäänud mängud, mis seal eelmine nädal olid ja siis lähme edasi selle nädala mängude juurde. Et Rams võitis suurelt Jacksonville'i Londonis. Rams tegi siis midagi erinevalt, nad läksid laupäeval lendasid alles Londonisse, et see oli vist esimest kord, see on kõige hilisem aeg, millal NFL-i meeskond on lendanud Euroopa mängule ja noh, tundus, et neile toimis, see võitsid 35-7 on ja Puka Nakua oli vigane, pole probleemi. Rams tuli välja, mängis 3 tight endiga peaaegu pooltest playdest, 10 erinevat mängijat said palli catch'ida. Stafford viskas 5 touchdowni, 0 interceptionit, Davantel oli 3 touchdowni nagu just another day at the office on ja Jaguarsi rünne oli see ebastabiilsus, ründelins põles korralikult, et sealt tulid need probleemid, 7 säkki ja vähemalt 7 mängijal Ramsil oli vähemalt 3 quarterback pressure'it, mis on nagu jaburalt suur number, et Ramsi poolt väga domineeriv võit. Siis Chicago Bears võttis 24-14 New Orleans Saintsi,
Bearsi kaitse on kõige suurem difference maker olnud, sest et selles mängus oli Saintsi vastu neil oli ka 4 takeaway'd ja viimases 4 mängus Bearsi kaitsel on olnud 15 takeaway'd, mis on nagu väga hea tulemus, ta on NFL üks liidritest takeaway'dest ja DeAndre Swiftil oli 124 jaardi, 1 touchdown rushing ut ja Saintsi poole pealt Spencer Rattleril 3 interceptionit ja see oligi, need pallikaotused olid need kõige suuremad probleemid Saintsi poole pealt. Browns võitis suurelt 31-6 Miami Dolphinsit, Dual oli 3 väga koledat interceptionit, Miami Dolphinsi peatreener Mike McDaniel ütles peale mängu, et mul on siin mängijad, kes ei mängi piisavalt hästi, et me peame tõsiselt vaatama, kes üldse väärivad mängimist siin meeskonnas, huvitav statement, et seal Miami's läheb ikka väga halvasti ja Browns quarterback on ikka suur küsimärk, aga nende rookie running back Judkins jooksis 84 jaardi, 3 touchdowni ja kaitse on väga hea, et Browns sai väga hea võidusik kätte. Siis rääkides headest võitudest, Kansas City Chiefs võitis suurelt, domineerivalt Las Vegas Raidersi 31-0. See oli Andy Reidi regular seasonil esimene võit, kus vastasmeeskond skooris 0 punkti, mis on mind-blowing, vend on 427 mängu NFL-is peatreener olnud, et läks aega 427 mängu regular season, et võita 0-ga ja ründe poole pealt klassikaline Chiefsi rünne. Sul oli Rashee Rice, Hollywood Brown ja Xavier Worthy kõik olemas. Rice sai 2 touchdowni, 10 targetit, talle visati seda palli igale poole. Et, ja Raidersi koha pealt Max Crosby sai viga, Gino Smith benchiti ja siis Kenny Pickett tuli sisse, esimene play oli kohe fumble, et noh, idekas, jutumärkides idekas päev Raidersi poole pealt. Siis Patriots võitis suurelt 31-13 Tennessee Titansit. Mängu algus esimene veerand, Tennessee Titans juhtis 10-3 ja siis läks kõik alla väga ja Patriotsil Drake meil on legit MVP conversation. Ta viskas 23-21 mängus 222 jaardi, 2 touchdowni ja sellega ta tegi ka siis Patriotsi franchise'i rekordi completion protsendis ühes mängus vähemalt 20 passing attempt'i. Ilmselgelt ta tegi Brady oma üle, ehk siis tema 91,3 completion protsent ühes mängus on siis Patriotsi meeskonna rekord ja Brady'l oli enne 88,5. Et see on juba kõva, kui sa Drake meie situatsioonis, kui ta teeb franchise rekordi, see on suure tõenäosusega Brady rekord, mille ta üle teeb, mis on nagu müts maha, on ju. Ja Patriots ja Mike Vrabel sai siis revenge'i Titansi vastu, mis on nagu väga vinge oli ka. Siis Detroit võitis suurelt 24-9 Tampa Bay Buccaneersi. Detroiti kaitse oli väga banged upitud, aga need vennad, kelle ausalt sa vaatad numbrit, sa võtad rosterist, kes see vend on, mängisid väga hästi ja nagu secondary's kõik starterid olid väljas Detroitil ja Tampa skooris ainult 9 punkti ja front aitas ka kaasa sellele, sest Detroiti kaitsel oli 20 pressure'it, 4 säkki ja Paksil olid vigastused ja kõige suurem vigastus oli siin, et Mike Evans sai viga siin mängus uuesti ja suure tõenäosusega tal nooja peaaegu lõpuni, võib-olla ta enne playoff'i ta peaks tagasi tulema, aga selle vigastusega siis lõpeb ka Mike Evansi 1000 jaardi streak, mis kui ma eksi oli 11 hooaega järjest, tal oli vähemalt 1000 receiving jaardi, et see aasta saab see suht kindlalt läbi, sest ta on liiga katki. 12 või? Ma korra vaatan, kontrollin faktiga. Vaata korra üle, aga igast ta viigis Jerry Rice'iga, et selle hooaega, kui ta oleks jälle saanud 1000 jaardi, ta oleks Jerry Rice'ist ette läinud, mis on nagu ajalooline olnud, on ju. Aga jah, aga Jameer Gibbs mängis väga hästi mängus ka 136 rushing jaardi, 2 touchdowni ja 218 total jaardi. Siis Packers võitis 27-23 Cardinals juhtis kolmandal veerandajal veel 20-13 ja siis Rashawn Kerril oli strip sack seal, Micah Parsonsil oli väga tähtis sack viimasel drive'il ja mäng lõppes sellega, et Packersil oli võimalus lüüa viigist fourth down'il, field goal range'is viigistav värav ja potentsiaalselt lisaajale minna mänguga, aga nad otsustasid minna fourth down'iga ja töö õnnestus ka ja selles lõppes sellega see drive, et ta skooris touchdowni ja sellepärast nad võitsid ka selle suht kindlalt, kuigi Cardinalsil oli veel Hail Mary'sid võimalus seal mängu lõpus, aga jällegi Cardinals kaotas jälle mängu viimasel sekundil põhimõtteliselt, et neil on 5 kaotust sellel aastal, neil on 3 kaotust viimasel sekundil, kus vastas meeskond lööb siis game winning field goal'i ja teised 2 kaotust on, kui quarterback viskab viimasel sekundil palli vastas endzone'i, et võimalusega võita veel mäng. Et nende point differential on +7 ja nad on 2 võitu, 5 kaotust. Nende point differential on -1, neil on 2 võitu, 5 kaotust ja 49ers, kes juhib nende divisioni ja nende rekord on 5-2 ja nende point differential on +7, ehk siis see on lihtsalt jaburalt
haige, kui ebaõnnelik on olnud Cardinalistega see aasta. Siis, kes on olnud võib-olla üks kõige õnnelikum meeskond see aasta on Indianapolis Colts võitis 38-24 Los Angeles Chargersit. Ja Colts jätkas täpselt sealt, kus nad pooleli jäi. Esimesel kokku 7 drive'il 6 nendest skoorisid. Daniel Jonesil oli 2 touchdowni, 288 passing yard'i. Tyrod Tayloril 3 rushing touchdowni on ju. Glover Stewartil oli interception. Coltsi nose tackle'il, mis on nagu vinge. Ja Jonathan Tayloril on siis ja Jonathan Tayloril on 10 rushing touchdowni 5 mängus ja viimati, kui keegi seda NFL-is tegi, oli Jonathan Taylor 2021 aasta, kui ta ka 5 mängu jooksul tegi 10 touchdowni, eks nagu see on nagu touchdown machine on ju. Ja Chargersi koha pealt nad lihtsalt alustasid aeglaselt ja siis kaitse ei saanud Coltsi üldse kinni ja ei aidanud ka kaasa, et neil olid väga koledad kollased vormid, siuksed rõve värv. Siis San Francisco 49ers võitis 20-10 Falconsit ja see oli siis CMC selle hooaja kõige parem mäng, 114 rushing yard'i, 2 touchdowni, 7 catch'i, 72 receiving yard'i ja nüüd Christian McCaffrey on NFL ajaloos kõige rohkem 100 rushing yard'i ja vähemalt 70 receiving yard'i ühes mängus. Ta tegi seda siis 7 korda siin mängus ja see siis tegi uue NFL rekordi, enne seda oli rekord või 6 Marshall Falkil ja Priest Holmesil. Ja 49ersi müts maha kaitse ees, nagu neil on väga palju vigastusi kaitses, aga ikka see võttis Atlanta ründet absoluutselt täiesti kinni. Bijan Robinsonil oli alla 100 total yard'i ka, et nagu see oli väga-väga hea töö San Francisco poolt. Ja viimane mäng, Dallas Cowboys võitis 44-22 Washington Commandersit. Cowboysi rünne on võib-olla NFL üks parimaid, see explosiveness, mis on jabur. Tackil jälle 3 touchdowni, 0 interceptionit, 264 yard'i. Jamonte Williamsil casual 116 rushing yard, 1 touchdown. CD Lambil 110 yard'i, 1 touchdown. George Pickensil 82 yard'i. Jake Fergusonil oli 29 yard'i, aga 2 touchdowni. Ja mängu lõpus veel Washington Commanders kaotas oma starting quarterbacki Jaden Danielsi, kes siis tõmbas oma reie taga külje ära ja Marcus Mariota viskas selle lõpus veel Big Six'i Aaron Blandile. No, et see oli siuke icing on a cake, on ju. Tavai Ott, ma sain läbi. Nendest mängudest midagi jäi mul rääkimata ka, mis sul veel äkki öelda on? Väga palju rääkisid, ma ausalt öeldes, kui juures vist sai nagu hästi seepärast, et kõik need mõtted, mis mul nagu tekkisid taustal, kui sa rääkisid, siis sa pagutasid nendest üle. Et jah, et selles suhtes ma niisugune kokkuvõtvalt tahaks öelda, et see nädal nagu kuidagi tundus, et NFL-i ründed nagu avanesid, et väga palju oli nagu üle 30 punni mänge ja high scoring mänge üleüldiselt, et siukene huvitav nagu lihtsalt võib-olla siuke nugget, mis mulle nagu silma jäi. Aga noh, eks see ongi see, et nüüd on juba hooajast on natuke filmi ja saab nagu vaadata, mida kaitsed teevad ja mis tendentsid on. Ja noh, Jonathan Taylor nagu ikkagi rääkima. Pre-season on läbi ja siis september on ka läbi, sest osadel meeskondadel on vaja 2 pre-seasonit käima saada, vaata. Et nagu nüüd me näeme, hakkame nägema neid päris meeskondi, vaata, kes nad on ju. Siis enne kui lõpetame nädal ära, siis meie parimad mängijad, kuna Kallastet ei ole, siis ma hüppan kähku Kallaste parimad mängijad ka läbi. Ta valis ründesse Drake May, nagu rääkisin, franchise record tegi completion percentage'iga. Ta jooksis ka veel 8 korda 62 yard'i, et nagu efektiivsus on nii ja ainult 2 interceptionit terve looajal ja viimased 4 nädalat 0 interceptionit, et me peame Drake Mayst siin paari nädala pärast, me teeme siis selle hooaja keskmise kokkuvõttega, kus me anname ära see MVP-de värgid ja Drake May on kindlasti seal conversationis sees ka ja Kallaste kaitsemängijal Kevion Jason, defensive end siis Patriotsist samamoodi, kellel oli 3 tacklit, 2 sacki, 2 tackles for loss'i, fumble recovery ja touchdown ka, et nagu väga hea töö Patriotsi kaitse poole peal ka. Aga Ott, kes on ründemängija on? Minu ründemängija on CMC, et see, kuidas ta Christian McCaffrey siis jah. Jah, Christian McCaffrey, jah. Et ta on, kuidas ta teistkordselt on mingid suured vigastused tagasi tulnud ja jälle oma jalad nagu üles leidnud ja no tõesti, sul on sats, kus ei ole väga palju enam seda firepowerit alles, aga CMC tegelikult üksi on nii dünaamiline mängija, et ta tassib ka second string quarterbackidega ära selle võidud enda tiimile, et see on nagu ta on lihtsalt suurepärane mängija ja minu arust nagu see, kui ta üks aasta seal domineeris ja ütleks üle-eelmine aeg
ja et ta MVP conversationis oli, minu arust see on jumalast õige, seepärast, et kui on nagu üks mängija NFL-is siis, kes sinna sobiks nagu siis CMC minu arust sobib seda suurepärast, sest ta on ikka veel ju top 10 receiver, kuigi ta on running back. Et see ma ei usu päris top 10, aga ta on nagu jah, ta on päris hea receiver ka nagu. Ja jaardides, jah, tõsi. Jaa, sul on õigus, jah. Ma selles mõttes jah, jaardid ja neid receiver'il, see on obviously muid asju ka, aga see, et ta on nagu top 10 jaardides receiverite hulgas on täiesti debiilne, sest ta on running back ikkagi peaasjalikult. Ja tema nagu jaardid on põhimõtteliselt kõik yards after the catch, sest need enamus pallid on lihtsalt screen passid või mingisugused väiksed hitšikesed. Et super töö ja siis minu ründemängija on Jalen Hurts, kes läks siis 23 viskas 19, 326 jaardi, 3 passing touchdowni, 158,3 passer rating, siis ideaalne passer rating. Et nagu me rääkisime enne, Eaglesi rünne avanes sel nädalal, et seda sa tahad näha Eaglesi fännina ka. Ja kui nad suudavad selle sinna stabiilseks jätta, siis Saquon Barkley jooksumäng tuleb ka lõpuks järgi ja siis see rünne on väga-väga ohtlik jälle, eriti kui sa paned selle kaitsega kokku. Siis minu kaitsemäng oli Will Anderson, 5 tacklit, 1 sack, 1 force fumble, 1 fumble recovery, 1 touchdown, 1 tackles for loss. Nagu kaitseliini mängina, interception on puudu. Või kaitsemängijana, üks asi on puudu, on interception põhimõtteliselt. Et siis ülejäänud kõik asjad tegi siin mängus ära, et nagu, ja tegi ühel play'l siis sacki, force fumble'i, fumble recovery, touchdowni, mis on kaitseliini venna unistus, usumind, ma tean seda. Et see nagu väga-väga hea töö tegi, et me rääkisime, kui hästi tegelikult Texansi kaitse mängid ka, et jah, kaotasid küll, aga Will Anderson mängis väga hästi. Ja Ott, sinu kaitsemängija võitis on ju vähemalt? Ja minu kaitsemängija võitis, et Michael Parsons sai vanamehe Brissetti 3 korda kätte liini taga, et Michael Parsons ka tundub, et hakkab oma sellest epiduraalsüstist üle saama ja vaikselt hoogu sisse võtma ja mul siin oli eelmine nädal, kui ma rääkisin, mul oli 2 sükest teiki nagu mängijate kohta, siis üks oli Michael Parsonsi kohta ja nagu selle mänguga ta selle teiki mul kustutas ära kahjuks. Ehk siis jah, Parsons talle väga tähtis säkka seal viimasel drive'il, kui Cardinals üritas veel mängu võita, et see on nagu hea töö Parsonsi poolt ka. Aga rääkides heast tööst, siis võib-olla lähme meie ennustusmängu juurde ja nüüd tuligi ära, et Kaur juba flirtis selle ideaalse nädalaga siin hooaja alguses korra, mis on nagu jabur, et hooaja alguses seda teed, on ju. Aga siis Kaur ütles, et eelmisel nädalal Kaur kaotas siis üldarvestuses esimese koha Egonile ja siis see nädal oli fuck it, ma võtan seda tagasi ideaalse nädalaga, ehk siis Kaur läks 13-0 see nädal ja Sprr 83 läks ka, ehk siis Esper läks ka 13-0 ehk nagu lubatud. Kui sa oled ideaalsele nädala, siis saate eri auhinnad ja võitjatega on juba ühendus ka võetud ja teie auhinnad on vaikselt teie poole teel. Et suur aplaus, et nagu hea töö 13-0 ja me võime öelda küll, et kõik olid loogilised võidud. Fucking NFL-is pole midagi loogilist, et nagu väga raske minna ideaalse nädalaga, et kui ma ei eksis, meil on vist 9 mängijat olnud ideaalne nädal, 5 aasta peale või? Äkki eelmine aasta oli see üks suur nädal, kus oli mingi 3-4 mängijal ideaalne nädal, on ju. Ja aga rääkides siis Egonist, siis Egon selle peale läks 12-1, et nagu Egon arvas, et kurat, mul on hea nädal, aga siis Kaur pani 13-0, et siis nüüd on üldarvestuses ka viigis esimese koha peal. Ja Kallaste pani ka 12-1, et nagu müts maha. Martin läks 12-1, Vaimar ka 12-1 ja siis Annes, Jan, Juhan, Kasper läksid siis 11-2 ka ja seal on veel paar 11-2, Ott, sa läks ikka vist minu meelest 11-2 on ju. Jaa, oli mõist. Et ja üldarvestuses siis ongi Egon ja Kaur on viigis 72-23 ja Siilak on siis 3 mängu kaugusel 3. ja Sprr on 4. siis 4 mängu kaugusel Kaurist ja Paabel on siis 5 mängu maas, 5. kohal ja Jan on siis 6 mängu maas. Jan on 6 mängu maas, Janil oli üks väga halb nädal, et kui me võtame selle halva nädala välja, Jan tõuseb päris palju üles, ma arvan. Et nagu hea töökutid, meil on 7 nädalat tehtud, 11 tükki veel, et vaatame siin 6 aja pärast, kes eesotsas on, on ju. Ja rääkides siis oliboostidest, me saime lõpuks ometi, Ott, lõpuks see juhtus, meil läks 6 nädalat või 4 nädalat aega, aga me saime ühe all to win, vaata. Me teeme siis
boost'ides alati ühe parallee, kus siis võtame 3 meeskonda, kes kõik peavad võitma ja mis tundub lihtne, me võtame favoriidid seal alati, et nagu see peaks kogu aeg pihta minema, aga mõnikord me ei saa ühtegi neist pihta. Ja aga seekord läks lõpuks pihta, Chicago Bears võitis, Detroit Lions võitis ja Seattle Seahawks võitis ja see oli siuke magus 3,5 KFK, et nagu lõpuks ometi Ott tuli ära, on ju. Muidugi jah, see oli tegelikult nagu alati see kõige kurvem, et sa esimese asjale tegelikult, kui sa vaatad neid tulemusi, on ju, siis mina võtan ka esimese asjale need all to win'id või need mõlemad need võidu peale ette, on ju. Et okei, see kahene, seal me paneme ju sisse. Üks on underdog alati, jah. Jah, üks vähemalt on underdog või siis on väga close'id nagu mõlemad. Et see jah, mis see 3 on, siis sa võtad iga nädal vaatad, mida helli, vaata. Ja kuidas keegi jälle kaotas, on ju? Eelmine aasta me panime ju mingi 10 nädalat järjest selle all to win'i kotti, aga võib-olla see keegi meid laisaks, et nüüd jah, see hooaeg meile näitab nii on. Jah, aga see oli ka kahjuks ainuke, mis pihta läks, sest sellest kahesest jah, Chargers kaotas ja Falcons mõlemad kaotasid, tagantjärgi kaotasid, võib-olla ei olnud kõige parem otsus, on ju. Siis touchdowni parleis fucking Saquon Barkley nagu õppi touchdowni tegema, Jonathan Taylor oli 3 tükki, Jameer Gibbsil oli 2 tükki, CD Lambil oli lausa isegi 1 receiving touchdown, aga Saquon Barkley ei saanud, siis sellepärast me ei saanud touchdowni parleid pihta ja meie 2 prop-bettide parleid, George Pickens oli seal sees receiving yardidega, läks pihta. Travis Kelce'il oli 1 catch puudu, aga Jameson Williams oli 0 yardi peal. See oli küll väga üllatav Buccaneersi vastu. Aga ja siis teine propide oma läks ka päris pikalt mööda. Nagu Jaden Daniels sai viga, siis ta ei saanud oma, siis ta ilmselgelt ei saanud oma passing yardid täis. Baker Mayfieldil oli ainult 1 passing touchdown ja Troy Hortonil oli lõpuks vist 0 catch'i, kui ma ei eksi. Et need propid läksid aia taha seekord, aga vähemalt saime 1 pihta. Üldarvestus me oleme ikka miinuses, aga see esimene nädal läks, kui me ei saanud ühtegi propi pihta, et siis me peame sellest vaikselt välja tulema. Et aga küll me tuleme, et see nädal on meil järgmised oli boostid valmis, ehk siis all to win, Ott, paneme 2 nädalat järjest, Tampa Bay võidab, Ravens võidab ja Bengals võidab, on ju. Läheb pihta. Muidugi läheb pihta, mis ta pääseb. Ja kahene on Steelers, vaat nüüd räägime, me võtsime 2 underdogi siin, see on Steelers võidab kodus Packersit, mis on nagu üllatav, et Steelers on üldse 2,47 underdog, mis on nagu üllatavalt suur, eriti kui ta kodus on ju. Ja San Francisco mängib siis Versil Texansi vastu, kellel suure tõenäosusega pole Nico Collinsit, et nagu San Francisco'l on päriselt võimalused võita ka Versil Texansit ja see oleks kokku 5,1 KF ja see boostiga läheb mingi pea 6 KF, et nagu see peaks päris magus olema minu meelest Ott. Ja ma olen täitsa nõus, et selles mõttes Packers on NFC liider praegu, mis oli mulle väga suur üllatus tegelikult. Aga peaaegu kaotasid Cardinalsile. Jah, et jah, nüüd on see 1 viik, vaata, mis muudab selle nii-öelda, muidu seal NFC on just 5-2 tiime täis, isegi meie division on 5-2 tiime täis. Või 2-4-2-5 meeskonda, on ju. Jah, täpselt, et see on nagu kõik skoorid on väga üheülbalised, aga Steelers kodus on ju ja ma ei tea, Steelers on ikkagi siuke tiim, kes suudab kuidagi neid jäneseid nagu sealt kübaralt välja tuua, pluss Aaron Rodgers mängib Packersi vastu, minu arust see on ka siuke väikene ja võib-olla tuleb väikse siukse lisamotiga sellele mängule, võib-olla tõesti ja okei, see on jabur stat mulle, nagu ma alati ütlen, et see on lollakas asi, mis öelda, aga see lihtsalt vinge saab kokku praegu. Packers ei ole võitnud Pittsburghis mängu aastast 1970 nagu ehk siis 50 aastat. Yes. No, there we go, aga nagu see ei tähenda mitte muffi tegelikult ju. Nagu, nad mängivad iga 7 aasta tagant seal ka vaata sellepärast. Siis ja meie touchdowni parlei, seekord me teeme natuke teistmoodi, et oma võimalusi suurendada, me tegime 4 parleist 3 parlei, aga KF on ikka sama, suur. Ehk siis, aga siin on paar sugust rohkem underdogi, et Jamar Chase, touchdown, kui mitte midagi muud, vähemalt ta saab volüümi, et see tõenäoliselt see tuleb touchdown on ikkagi päris suur receiverina, on ju. Siis Christian McCaffrey on seal sees, kellel on 1,66, mis on päris kõrge tegelikult, sest et meil on harjunud, et Christian McCaffrey touchdowni see KF on mingi 1,4 tavaliselt, et nagu see väga-väga madal. Aga 1,66 on väga hea, võtame selle ja viimane on Jake Ferguson, tight end siis Dallas Cowboysile, Broncose vastu ja Giants just skooris räigelt oma tight endidega, Broncose kaitse vastu ja Broncose kaitse nõrkus on just see nagu linebackeri coverage ja safety'd, seal on tegelikult nõrkus ja
üks asi, mis selle parandaks, oleks Dre Greenlaw, aga Dre Greenlaw on suspenditud see nädal, et teda ka seekord ei ole, et nagu Fergusonil on päris hea võimalus selle back otsib teda ka red zone'is, et seal on nagu optionid minu meelest küll. Ma loodan, et Ferguson tuleb siia mängule ka Taki high school'i jersey'ga või mingi siukse asjaga, siis on kohe olemas. Jah, siis on leva, et meie prop-parleid me paneme üles homme, sest et neid proppe pole väljas veel, et kuna suur vigastuste report tuleb täna öösel, neljapäeva öösel, et siis reedel on seda lihtsam kokku panna. Ja ka nagu ikka Oliboostid leiate kõik Olipeti kodulehelt, vasakust tulbast leiate Oliboostid ja kõik NFL-i Oliboostid on meie tehtud, et iga kord, kui sa kasutad neid, aitab ka kaasa podcastil arengule ja me üritame võimalikult palju Olipetit raha võtta, et siis me üritame vaikselt plussi kaevata siit välja, et küll me tuleme. Siis, Ott, täna öösel, alustame siis, või läheme siis selle nädala juurde 8. nädal NFL-is on ju. Kuidas võtta siis, põhimõtteliselt olen poole peal peaaegu ju, Ott. Enam-vähem küll. See on hästi palju, seda poolt hooaega ei ole nagu minu arust, see on nii veider. Et enam üle seda nagu halfway markina. Ja täpselt, hooajal lihtsalt on ju 18 nädalat mängime, kuna meil on, aga meeskonnad ei ole meeskonnad sul ei ole seda, et sa oled 4 lähed bye-week'ile on ju. Aga täna öösel on siis Minnesota Vikings ja Los Angeles Chargers. Jah, selleks hetkeks, kui podcast on väljas, see mäng on juba läbi, aga Ott, see on ju väga tähtis mäng mõlemale meeskonnale, sest et mõlemad meeskonnad on natuke underperformid siin viimased nädalad, et neil oleks vaja saada siis nagu tagasi rajale on ju. Jah, et kuna nad kumbki ei ole väga lihtsas divisionis, siis jah, see mäng on nagu mõlemaks ülioluline ja siin on ka tegelikult individuaalselt väga olulisi asju, et näiteks Carson Wentz, ma arvan, mängib enda tuleviku karjääri peale võib-olla, et tal võib olla isegi peale seda mängu on varianti tekitada mingi quarterback 1 koht kusagil satsis kunagi. Või vähemalt võimalus saada kompiitida selle peale, on ju? Jah, sest ma arvan, selle oma väikse stretchiga, mis siin tegi second string quarterback, ta on nagu kindlalt edasi kaas, see ei ole küsimuski. Ja Chargersil on lihtsalt vaja võita, sest Chiefs alles hakkab ju tuure koguma, Broncos on väga heas kohas, Raiders on ka seal divisionis, aga jah, ühesõnaga, ja nad satsid on väga sarnases olukorras ühesõnaga ja see neljapäevane mäng on minust ideaalne selliseks kohaks, kus nagu seda murda, sest nagu juba ootan põnevusega seda highlight'id järgi vaatamist. Et näeme ära, et nagu Chargers hakkab vaikselt tervemaks saama ja Minnesota samamoodi, et nagu JJ McCartney on suht kindlalt tagasi peale seda bye-weeki või kui sa neljapäeval mängid, siis sul on 10 päeva peale mängu, et sul on nagu see mini bye-weeki kutsutakse seda. Aga pühapäev, siis nagu öeldud, mängud hakkavad kell 19.00 Eesti aja järgi, et nagu ärge maha magage, et just ennustusmäng on tähtis ja fantasy ja kõik 0-0 on ju, kõik aeg. Siis esimeses aknas, minu meelest Eagles Giants on siuke intrigeeriv mäng, eriti arvestades, mis juhtus 2 nädalat tagasi ja tegelikult ka Texans 49ers on siuke huvitav, aga jällegi Texansi rünne on nii halb, et see ei ole fun mäng, mida vaadata, aga üks mäng, mis peaks olema üpris fun vaadata on Chicago Bears at Baltimore Ravens, mis on ka mäng, mida me vaatame Tartus suurelt ekraanilt ja kui läheb halvaks, siis vaatame Red Zone'i edasi sest et Baltimore Ravens tuleb nüüd bye-weekilt, nad on tervemad, Roquan Smith ei ole injury report'is, Ronnie Stanley, nende left tackle ei ole injury report'is, Hamilton, nende safety on limited, peaks trenni kaasa tegema, Lamar on limited, ta peaks mängima ka, et Ravens on tervem ja teiselt poolt Chicago on 4 mängu järjest võitnud, sul on nagu kaitse, kes mängib paremini, Chicago kaitse ja nüüd, mismoodi sa näed seda mängu minemas, nagu Ravens on ikkagi favoriit kodus on ju, aga Chicago on ju tegelikult nagu päris hea sats, et nagu neil on võimalus ju. Jaa, muidugi, ei selles mõttes, et Ravensi kaitse nagu paneb mul selles mängus kahtlema, muidu ma enne hooaja algust ma oleks kindlalt öelnud, ma oleks öelnud, see on easy must win Ravensile, must win on see nagunii on ju, aga see, et Bearsi kaitse on mänginud hästi, okei, Lamar tuleb tagasi ja kui ta on nagu 100%, siis Lamar Jackson on omaette tier of quarterbacks, et selles mõttes on ta mängib ka väga head kaitsed üle, ma selles nagu temas ei kahtle ja tema relvades ka ei kahtle,
aga ega Bearsi rünne ei ole nii kehva, et nagu Ravensi kaitse vastu mängida, et see mäng võib tulla niisugune mõnus andmine ja ma pigem ennustan, et see mäng tuleb niisugune one possession ja on lõpuni põnev. No, ja Ravensi kaitse on suur probleem olnud, jooksukaitse on halb olnud, söödukaitse, kui nagu Swift on väga hästi mänginud viimased 2 nädalat Chicago jooksja on ju, DeAndre Swift, et tal on siin võimalusi, aga jällegi võib-olla Ravensi statistiliselt näitajad on halvad ka sellepärast, et nad on nii vigased olnud, et kui nad nüüd Rockon Smith on tagasi ja värgid, et see annab, ma arvan, ka juurde nende nagu kaitsele ja kaitse peaks paremini mängima, rünnes mängib ilmselgelt paremini ju. Pagan Lamar Jackson on tagasi, et nagu Derrick Henry saataks äkki käima nüüd lõpuks, sest et tegelikult Bearsi vastu sa saad joosta, et nagu sul nagu Henryl on hea match-up võimalus siin ja Ravensi võib-olla üks suuremaid probleeme ründes on olnud see, et nad ei suuda nagu quarterbackidele piisavalt aega anda. Nad saavad oma star left tackli peaks tagasi saama, Ronnie Stanley on ja, aga Bearsi kaitse poole pealt neil ei ole väga, sest Montez Sweat on nagu kõige parem nagu pass rusher, aga ta ei ole ka nii hästi mänginud. Et nagu Bearsil on raske create'ida pressure'it nagu mitte plitsimata. Et see mängib ka kindlasti Ravensi kasuks kaasa siin. Aga teiselt poolt, Caleb Williamsil tuleb ka raske päev, no mitte raske päev, aga Caleb Williams peab suutma leida üles siis DJ Moore, Cole Kmet või siis Roomu Tunse, sest nende passing game on olnud väga limiteeritud viimased nädalad, et mis sa selle Chicago ründe poole pealt arvad? Jaa, ma olen selles mõttes täiesti nõus, et eriti nagu Tunse on siin mingid mängud nagu isegi flashinud nagu okeilt, aga minu arust eriti üllatav on see, et DJ Moore ei ole nagu väga mitte midagi terve hooaeg saanud. Et mees, kes on tegelikult ju olnud stabiilne kogu oma karjääri erinevate quarterbackidega erinevates tiimides. Et tema nagu nii kuidagi kahvatu see hooaja algus on päris huvitav, aga noh, see Baltimore secondary võiks olla midagi niisugust, keda sa saad nagu rünnata, et selles mõttes see mäng võiks nagu olla selline, kus Caleb ja receiverid avanevad paberil, aga noh, kunagi ei tea. Et ma teiselt poolt ma tegelikult tahaks seda ka välja öelda, et väga-väga oluline asi, mida jälgida Ravensi ründe poole pealt on just et samad takeaway'd, ja et vältida seda, et Derrick Henry neid fumbleid hakkab tegema, sest nagu Ülar siin nädala kokkuvõttes mainis, siis Bears on neid jõhkralt teinud see viimase 4 nädala peale. Bearsil on siis viimasel 4 nädalal 15 takeaway'd, enne seda neil oli 1 ainult esimese 2 nädalaga ja et siis Bears juhib NFL-i praegu 16 takeaway'ga ja nende turnover differential on +11. Eks nad on 11 rohkem palli ära võtnud vastased, kui ise ära andnud. Ja Henryl oli alguses nagu väga-väga suur probleem selle ball security'ga, et see on üks asi, mis võib-olla selle mängu ära otsustab, ehk siis kes selle teika või turnoverite mängu nagu kaotab, sest ma arvan, et satsid nagu täna, kuna just puhtalt sellepärast, et Lamar tuleb vigastuselt tagasi ja päris kindlad ei ole, mis seisust on, siis mäng on rohkem 50-50, kui see võiks olla. Ja Bears on hästi mängida, aga just ongi see, et kui palju Bears suudab ründas ise skoorida, see on minu meelest kõige suurem küsimus, sest et Ravensi kaitse on terve, nad pidid midagi tegema selle pai viigil, et see skeem lihtsamaks teha või kuidagi aidata seda kaitset kaasa, sest neil on nii palju talenti seal, nagu see peab paremini mängima. See on nagu tragikoomiline. Jaa, aga rääkides tragikoomilistest kaitsetest, siis üks kaitse on võib-olla siuke statistiliselt Dallas Cowboys on ju, aga Dallas Cowboys mängib siis selle nädal Denver Broncosega Denveris ja see on siis 23-25 mäng eestaja järgi või 22-25, sorry, kuna ma panin ise puusse, see on ka ju tund aega varem ju, yes, me saame seda mängu ka vaadata isegi algust. Et aga see on väga intrigeeriv mäng tegelikult, sest kui me vaatame Dallase rünne, viimase pagana kuu ajaga Tackil on 3 touchdown passi igas mängus ja 0 interceptionit. Kui sa räägid tegelikult MVP-st, low-key Dak Prescott kannab seda meeskonda ju. Kindlasti, selles mõttes, et kui sa võtad seda, et ütle mulle praegu tänases NFL-is üks teine quarterback, kellel CD Lamb kukub ära ja kes lihtsalt does not miss a beat ja paneb täpselt sama skoori ja täpselt sama statistikat edasi. Neid ei ole väga palju. Baker Mayfield on ju, MVP kandidaat. Jah, aga noh, true, tal on George Pickens võtta, kes ei ole kõige halvem teiner, aga ikkagi päris, noh, sa oled ju George Pickensiga pole isegi nagu
hooajal põhimõtteliselt üldse kokku mänginud ja sa suudad niimoodi juba teda nagu utiliseerida, sest Dak Prescott teeb väga special hooaega, et ma loodan 3 korda üle õla, et ta nüüd mingit vigastust ei saa, nagu ta on siin varasematel hooaegadel on see probleem olnud, et ta ju tegelikult, me kõik teame, et ta oskab mängida, aga jah, loodetavasti ta püsib hooaja lõpuni terve. Ja noh, Denveri kaitse on tegelikult hea, pass rush on väga hea, aga Denveri kaitse, kui ma vaatasin seda mängu eelmine nädal Giantsi vastu, on huvitav vaadata see, kuna nad mängivad väga palju base formation'it, üllatavalt palju. No base formation'it, neil on base 3-4 defense on ju, kus neil on siis 3 kaitseliini mängid ja 4 linebackerit, aga need 2 outside linebackerit on tegelikult puhtad pass rusherid, sul on ju Nick Bonito ja Jonathan Cooper seal ja nad saatsid väga palju 5-mehelist rush'i. Ehk siis, mis ei ole tegelikult blitz, see on lihtsalt tavaline base defense nende jaoks ja mis tähendab, et kaitseliinis suurem osa mängid saavad 1-1, mis sa tahadki ja sellepärast nad on säkkides ka NFLis esimesed on ju, aga see jätab väga suuri nõrkuseid sinna coverage'is, just sinna over the middle, et nagu CD Lambil ja Fergusonil on sellepärast väga head match-up'i, nagu me enne ka rääkisime, et ma ikkagi arvan, et Tallas suudab ründes skoorida ja aga nüüd teine küsimus on nagu, kas milline Denveri rünne tuleb välja on ju, sest et sul on Tallase kaitse, mis on statistiliselt kõige halvem NFL-is on ju, et Bo Nixil peaks olema väga palju võimalusi siin mängus sügavale palli visata, Trevon Diggs on ka väljas on ju, suure tõenäosusega Cowboysi poole pealt, sest tal on concussion, et ja jooksumängus on ka suur eelis Broncosele, et minu meelest Broncos ründas J.K. Dobbins käima saada ja siis ka R.J. Harvey, nende noor jooksja ja siis sealt sa saad nagu Bo Nixiga neid deep shot'e võtta, aga Bo Nix peab suutma neid complete'ida ka on ju, et siis minu meelest on see mäng Broncose oma, kui nad suudavad seda teha, aga kui nad seda ei suuda teha, siis ma ei näe varianti, kuidas nad skoorivad nii palju kui Tallas või mis sa arvad? Ja ei, kui see läheb nagu puhtaks shootoutiks Denveril ma kardan, et ei ole nii palju relvi nagu, sest Cowboysil näiteks, mis muudabki selle huvitavaks on see, et nagu Denveril jooksumäng ei ole tegelikult midagi väga erilist. Et kui sa võtad kas või selle, et kui lähevadki nagu selle shootouti peale ja siis on viimane drive, siis Cowboysil on võimalik ka Williamsit nagu kasutada selleks, et kas või nagu kella maha joosta või midagi, ta on päris soliidselt mänginud ja ta on selle rolli täitmiseks väga ideaalne, väga meenutab seda nagu Ezekiel Elliott oli. Aga samas oota, J.K. Dobbinsil on 523 rushing yardi, Javonte Williamsil on 592 rushing yardi, mis tegelikult on ju suht samas sauku ju. Ja nad ju vahetasid ära neist põhimõtteliselt ju, tegelikult. Mis ta tegelikult üllatab, muideks räägitakse Cowboysi poole pealt, Javonte on NFL-is teine rushing yardides, mis on väga üllatav. Jah, aga mulle nagu, jah, tegelikult, see on päris suur üllatus, ma ei arvanud, et J.K.-l nii palju on. Ta on teinud siis, aga vaatame kohe üle, kas tõenäoliselt siis Javonte on lihtsalt stabiilsem olnud. Sest et ma nagu short yardage'i peal ma tahaks öelda, et praegu isegi võib-olla Javonte on üks NFL-i parimaid running back'e, kes sul olla saab. Nagu, et lihtsalt saada see 1-2 yardi. Rico Taudel on võib-olla number 1 minu meelest selles praegu. No jah. Rico Taudeli valim on väiksem, et selles mõttes jah. Ja tõsi. Javonte on jooksnud ja ühe kehva mängu on teinud, aga muidu on kõik mängud on 54+ yardi. Ja, ta on nagu, Javonte on tegelikult siuke low-key, mulle meeldis visata hooaja alguses Jordan Lewist, üks parimaid under the radar off-season signingut läks Tallasest Jaguarsi, nüüd enam-vähem on mänginud ikka. Javonte Williams väga parem, teeb karjääri aastat praegu ju Tallases, peale seda, kui ta lasti lahti juba Broncosest. Jah, naljaks ongi see tegelikult, et tal on see väike revenge game nüüd. Ta läheb ju, nad lähevad tal on revenge game, jah, tõsi. Et selle J.K. Dobbins on tegelikult selles mõttes stabiilsem, aga tal ei ole seda nagu supermängu olnud, et ta on ühe korra üle 100 jardi saanud ja see on ka 101 jardi ja see oli Cincinnati vastu. Et selles mõttes Javonte ikkagi nagu ma ütleks on... Ja, Javonte on parem küll seal. Ja, et kui ma vaatan nagu Tallase rünne, vaatamata seal, neil on nad lähevad hea kaitse vastu, aga ma arvan, et rünne suudab piisavalt teha, et see mäng võita. Aga Tallase kaitse peab take away'd
Nad peavad turnover differential'i kindlasti võitma, et seda mängu võita, et kui Tallase kaitse saab ühe palli kaotuse, see on juba nii suur asi, sest et sa annad ju oma võimsale ründele ühe ekstra positsiooni. Et see on üks asi, mille silma peal oli, et Daron Bland arvatavasti ta saab travelida Suttoniga, sest et Tiiks on väljas, vaata. Et Bland või kes iganes peab seal play tegema kaitses, et siis Tallasel on väga-väga võimalus võita. Ja Denveri poole pealt on lihtsalt huvitav jälgida seda, et kuidas nad reageerivad sellele suurele comeback võidule. Et see võib kahte pidi minna, nad võivad absoluutselt maa peale crashida see mäng nädal, vaata. Kus tulevadki tagasi või siis panevad sama hurraaga edasi. Et see on üks asi, mille ka kindlasti silma peal hoida. Aga siis minu meelest see Tallase ja Denveri mäng on niisugune nädala üks parimaid mäng, aga kõige parem mäng on see Steelers Packers. Sunday Night Football, mis on Eesti aja järgi, no me vaadata, mis on siis kell 2.15, Ülar oskab arvutada nüüd, 2.15 Eesti aja järgi, kuna kella keeramine on või... Saksa kella järgi mõtlema, see on väga lihtne. Ja täpselt, me peame Saksa kella järgi vaatama. Ja kui me vaatame seda match-upi, nagu me enne mainisime, siis Steelers on suur underdog kodus. Ja viimati, kui Packers võttis Steelersit Pittsburghis, oli siis 1970. See on siis Aaron Rodgersi esimene mäng Packersi vastu. Ja see on siis suure tõenäosusega viimane mäng Packersi vastu. Et ega ta vist rohkem ei mängi NFL-is. Ja naljakas on see, et Rodgers võitis Steelersit Superbowli Packersiga, et nagu kui nad play-off'is ka ühe korra kohtunud, vaata, et nagu see connection on ka olemas seal, et kui sa selle mängu poole vaatad, kumma quarterback'i sa rohkem usaldad, kui isegi võttes arvesse kaitsjad, kelle vastu nad lähevad siin? On päris hea küsimus ka sulle. Mul lihtsalt praegu taipas ja mul ei ole ka vastust sellele hetkel. Jaa, sest ma tahtsin kohe paugust öelda Jordan Love, aga ta võib ka väga avalt visata 3 minti. Jah. See väga sarnased kusjuures, väga sarnased. Ma ütleks, aga kas me saame niimoodi öelda, et Rodgersil on paremad weaponid? Jaa, ei seda kindlasti, sest et Rodgersil on nagu selge number 1 receiver, pluss, okei, tight endi peal tal on Freiermuth ja teisel on Tucker Craft, aga minu arust... No, Jono Smith ja sul on see kuradi ma suur poiss ka, on ju? No jah, see Shactus või mis iganes. Ja, mul blankin praegu, jah. Washington, aga jah, selles mõttes jah, et jah, ei, ma ütleks ikkagi jah, muidugi on Rodgersil on rohkem relvi, sest et no okei, jooks, kurat jaa, isegi päris mul tuli... Tead, ma ei tea, samas neil on ju fucking Jacobs, sul on Dobbs, Romeo Dobbs, sul Golden, fuck, tegelikult nagu sarnane vaata. See on päris huvitav, see on päris võrdne match-up. No kaitse poole peal vist tegelikult on see koht, kus nagu Packersi kaitse on suht stabiilselt hea olnud, neil on paar sellist halba mäng olnud, aga nagu neil on vaata difference makereid, no, aga samas fucking Steelersil on ka difference makereid kaitses, aga nad ei suuda difference'id teha, vaata. Et nagu... Ja, veel ei ole suutnud, jah. Veel väga ei ole, jah, et see on, ma arvan ka, et kõige suurem probleem on siin mängus Steelersi kaitse just, et ma arvan ikkagi, et nagu Packers suudab piisavalt teha, eriti nagu Jacobsil on päris hea match-up siin vaata ja sul on nagu ja et nagu neil on ikkagi nagu Matthew Golden või Romeo Dobbs või Tucker Craft, nende tight end, kes on NFL-is tegelikult low-key üks parimaid tight end hetkel, sest ta blokib ka väga hästi nagu keegi neist avaneb nagu Steelersi secondary vastu, ma arvan, et kusjuures Tucker Craftil on hea match-up, eriti nende linebackerite vastu, et nagu seal tal peaks väga palju võimalusi olema, et aga jah, no kõige suurem match-up on siin mängus võib-olla need Steelersi tacklid versus Gary and Parsons, on ju, et me kõik teame, et Rodgersil ei meeldi enam hitte saada üldse, vaata, et niipea kui ta näeb seda pressure'it, ta viskab selle palli ära, aga kusjuures see on võib-olla skeemis ka loetud, aga analüütiliselt Steelersi ründeliin on 4. kõige parem pass pressure rate'i vastu, mis on tegelikult üllatav ju. Jah, aga noh, arvestades seda, et Rodgers viskab selle palli kohe minema, siis ma ei tea, kas seda loetakse pressure'iks või mitte, vaata. Ja, tõsi. Ja tegelikult, kui sa vaatad nagu efektiivsuse numbreid, siis Steelersi rünne on 10 söödu efektiivsuses, 11 jooksu efektiivsuses ja pressure rate'i vastu on ta siis 4. kõige paremad, on ju. Et see quick passing game aitab, ma arvan, seda analüütilist näitajaid, sest neil ei ole väga palju sellised deep droppe, vaata. Ei ole. Nagu söödumängus eriti veel.
kuigi nagu DK Metcalfi omades nagu peaks just vastupidi olema, aga noh, samas DK... No ongi, ta saab mingi 3 tükki mängus, aga need on kõik ainukese, mis tulevad ju, põhimõtteliselt. Aga noh, see slandi ta võib joosta vabaks ja vahet ei ole, kust väljaku otsast ta võib joosta see touchdownis ka, et see ongi see DK Metcalfi võlu nagu, et selles mõttes jah. Aga jah, Backersi poole pealt, kui ma ütleksin üks asi, mis on nagu oluline asi käima saada ründes, on Josh Jacobs, kuna tal on nagu Steelersi jooksukaitse on olnud halb, linebacker play on olnud halb, et nagu Jacobsil on hea match-up, et kui sa saad Jacobsi käima, siis play action tuleb ka sealt ja siis Golden, Matt Dobbs, Tucker Craft, kes iganes receiveri peal, Christian Watson on potentsiaalselt tagasi kusjuures, et see võib ka mingi elemendi siin ründesse tuua, et ma saan aru, miks Packers on favoriit Võrsil, aga ma ei saa aru, et ta on nii suur favoriit, sest kui sa vaatad, spread on +3 on Steelers, siis, ehk siis -3 on favoriidid, 3 punkti favoriidid on Packers, on ju. Aga jah, siis Ott on sul veel sellest mängust midagi või saime vist kõik kaetud? Vist saime kõik kaetud jah, et tuleb kõva armine. Ja peaks päris hea mäng olema, kahjuks raske vaadata Eesti aja järgi. Siis üks mäng, mida on veel raske Eesti aja järgi vaadata, Monday Night Football, mis enne hooaega tundus väga hea mäng olevat, siis hetkeseisuga see enam nii hea mäng ei ole. Sul on Washington Commanders, kes peab minema Kansas City'sse Chiefsi vastu ja Commanders on situatsioonis, kus Jaden Daniels on väljas, nende starting quarterback. Deebo Samuel peaks tagasi olema, nende star receiver. Terry McLaurinil on väga hea võimalus olla tagasi, aga quarterback on ikka Marcus Mariota. Ja ainuke asi, mis siin mängus nagu mulle natuke lootust annab, et see mäng ei ole blowout, on see, et Chiefsil on potentsiaalselt väljas nende mõlemad tacklid ja nende star guard ründeliinist, ehk siis ainuke stabiilne ründeliini mäng on Creed Humphrey center, et see on üks asi, mis võib-olla annab Commandersile mingi võimaluse, aga me teame, Mahomes on väga hea pressure'i vastu ja teine asi, kes on fucking Commandersi defensive end, kes suudab seda nagu stabiilselt kasu lõigata, Torrance Armstrong, kes on nagu solid, aga kas ta nagu staar on, et kas see on natuke bold statement, aga kas Chiefs on nagu low-key parim meeskond NFL-is praegu või? Jaa, see on vägagi võimalik jah, seepärast, et eriti selle ründega nüüd ju, kui Rice on tagasi. Jah, ma just tahtsingi öelda, et kaitse on neil nagu nii hea, kaitse on neil viimased aastad tegelikult vedanud, aga nüüd neil on nagu rünne ka seal tagasi, võiks isegi öelda, et kusagil seal kandis juba tagasi nagu siis, kui nüüd Rick Hill oli tegelikult. Et seda explosive playability't on neil nagu jõhkralt. Probleem on ainult see, et jooksumängu ei anna võrrelda, et tol hetkel neil oli noor Kareem Hunt või Clyde Edwards-Helaire või keegi nagu vähe explosivim jooksja ka. See nagu neil on ikka veel puudu, aga söödumängu koha pealt ma tahaks öelda, et neil on ikka väga-väga nagu complete söödurünne, sest noh, neil on reaalselt 3 relva, nagu päris relva. Ja Kelsey. Ja Kelsey on ju, ja siis sul tegelikult on veel, saad sinna panna veel Juju ja Thorntoni ja Keerid ja igasugused, sul nagu see Smith on see kordi third down back seal on ju. Jah, see palli püüdev üksus on neil nagu meeletult hea, et mina nagu ei oleks väga üllatunud, kui nad trade deadline'il lihtsalt teevad mingi siukse lükka, et otsivad mingi running back'i, aga samas see hooaeg väga running back'ide palganumbrile vist väga hea ei ole, sest väga palju ei liigu nagu jooksjad tänavu. Jaa. Et nagu ja kui ma vaatan statistiliselt ka, siis Commanders on ainuke suur eelis on jooksuründes, nende Chiefsi kaitse ei ole väga jooksu vastu olnud ja Commanders on üks parim üks efektiivsemaid jooksuründeid, et siin nagu Bill peab käima saama, aga ma arvan, see efektiivsus on korduvalt parem, kui Jaden Daniels mängib seal, mitte Marcus Mariota, ehk see läheb nagu, jah, see on ikka päris tall task Commandersi jaoks, aga see on any given Sunday. Et Chiefs on kaotanud küll, see on aasta juba 3 mängu, et see on juba üllatavalt palju tegelikult. Siis, mis meil on teises aknas siin 22.05 on Tampa Bay Buccaneers mängib New Orleans Saintsiga, see on lausa 10.05, jah. Siis paberil ju Buccaneers peaks üle jooksma Saintsist on ju, et eriti kui Saintsil on kaotasid Kendra Miller, nende noore jooksja ACL, Eric McCoy, nende center on väljas nüüd hooaja lõpuni, Olave ei teinud trenni kaasa, aga Bucsil on ka hunnik vigastusi, nagu öeldud, Mike Evans on hooaja lõpus tuleb alles tagasi, aga see on division match-up ja kas see natuke ei ole trap game Buccaneersi jaoks või?
Võib väga vabalt olla jah, seepärast ikkagi see vigastustulk on päris meeletu. Aga noh, ja noh, Baker Mayfieldil peab tulema, noh, ma ei taha öelda, et peab, aga on tulnud, kui tema karjääri vaatas, on niisugune üks mäng vahele, kus ta ei ole päris tema ise nagu selles mõttes, et ta on ikkagi gunslinger ja mingi mäng, eriti kui sul need receivingu talent on nagu väiksem kui muidu, siis ma kardan, et üks mäng tal võivad need rattad ära tulla, et kas see nüüd Saintsi vastu juhtub, see on omaette küsimus, sest noh, Paxi kaitse ja Davonte David on nagu super olnud ja ma arvan, et nad suudavad rättelida. Jaa, täpselt, see on hea puutre, see on hea sõnade väg, aga jah, ma arvan ka, et isegi kui Paxi rünne nagu struggleb, siis ma ei näe, et Saintsi rünne suudab midagi teha selle kaitse vastu väga, et nagu, et seal ründusega on nagu väga palju limitatsioone. Et eriti kui ründeliini vigastus ja võtad, siis Kendra Millerit ka enam pole ja Kamara on ka juba natuke banged upitud. Aga siis noh, teine mäng, siuke divisioni match-ups, mis on samamoodi ühepoolne paberil jällegi on siis Tennessee Titans läheb Indianapolisse Coltsi vastu mängima, 22-25 on mäng. Tennessee Titansil on Algerius Sneed on väljas siin mängus nende star cornerback, kes see enam võib-olla nii staar ei ole, aga suur nimi. Ridley on ikkagi jätkuvalt vigane, vaatame, kas mängib, aga Colts siis Samson Ebukam, nende hea defensive end, ta läks MCL, siis ta on paar nädalat väljas põlvevigastus ja Josh Downs on concussiooniga, mis ta on ka väga iffi, kas ta saab tagasi concussionilt, et Colts on ju väga sarnase situatsioonis, ainuke erinevus on see, et nad mängivad kodus, on ju, et nagu see lihtsalt tähtis divisioni võit ja lähme lihtsalt võimalikult tervelt järgmisse nädalasse, on ju. Jah, pluss neil on Jonathan Taylor veel alles, et see on väga suur relv. Yep. Kui me rääksime, et running back'id see aasta pole jooksud väga palju, siis Jonathan Tayloril on küll midagi selle kohta öelda. Et tema on küll väga-väga hea. Ja kui palju seda võitlusvaimu üldse Titansil alles on ka vaata. No see on professionaalsport, kõik mängijad ikkagi teavad, et nagu ma võitlen oma järgmise aasta eest, ma võitlen oma järgmise aasta palganumbri eest ka, et nagu keegi ei tule sulle alla andma, aga sul on uus peatreener, on ju, Cam Wardil on väga suured pallikaotused probleemika, tegelikult on neid fumbleid. Rääkides nagu Daniel Jones'ist, siis Daniel Jones'il oli sama asi Giants esimesel aastal, need fumbli probleem oli nii suur ja fucking Cam Ward vist, kui ma ei eksi, ta juhib fumblites NFL-is vist. Et see on kindlasti, Titansil on väga raske siin, sest et Titans peab skoorima mingi 25 punni vähemalt, et võita see mäng, et nagu Colts ju skoorib rahulikult 24 punni selle paganama Titansi kaitse vastu. No knock on wood ja ma sõnusin ära, aga nagu vaadates, kuidas nad on see aasta mänginud, ütleme nii, on ju. Siis lähme kell 8 aknasse, mis me seal Red Zone'is siis Tartus veel näeme, mis mängud seal veel on. Ma korra mainisin, Eagles Giants on siis Giantsi fännina ma olen oma hoobi nii alla tõmmanud, et jah, nüüd on see koht, kus me saame lihtsalt tappa, et nagu 2 nädalat tagasi meil oli suur upset, nagu National TV-l tegime Eaglesile ära, aga nüüd me peame minema Philadelphiasse, rookie quarterback, rookie jooks ja meie kaitse on, meie starting safety ja starting corner on suure tõenäosusega väljas, meie kõige parem kaitsemängija Brian Burns võib olla väljas ja Eagles on päris näljane, nad mängisid hästi eelmine nädal, et väga raskeks läheb, ütleme Eaglesi vastu. Et kuidas sa seda mängu näed minevat? Kui Eagles selle mängu pähe saab, siis AJ Brown lõhub Twitteri ära, ma kardan. Ma arvan, et AJ Brown treiditakse ära peale seda mängu, kui ta pähe saavad. Jah, kui nad peaks pähe või ta tahab ära treidida. Aga et ja noh, Nick Siriani pea on jälle pakul tõenäoliselt, kui nad peaks kaotama. Ühesõnaga, Eaglesil on väga palju kaotada ja ma sellepärast arvan, et nad ei kaota. Neil on nad peavad nagu, see on igate pidi, sul tuleb Brandon Graham tagasi ja sa ei lähe Giantsile kaotama seda mängu, kui sul siuksed asjad juhtuvad, et liiga palju on nagu ja noh, võrreldes eelmise mänguga 2 nädalat tagasi Eaglesi kaitse on tervem, Jalen Carter on tagasi, kuigi low-key üks Giantsi ründalina fucking hästi mängid viimased 6 aega nagu peale seda, kui Andrew Thomas tagasi tuli meie left tackle, kes on vist, kui me eksi, BFF-i number 1 tackle ikka veel või? Ma vaatan korra kähku, sest et see noh, mis see ikka tähendab, aga ta mängib nagu väga-väga hästi, et nagu vähemalt meie meeskonnad Ott said hakkama, et meil samas draftis 5 on nüüd, et Andrew Thomas ja Charles Cross on mõlemad tulid samas draftis left tackle'id, Seahawks ja Giantsi left tackle'id väga hästi mängid, et Wirfs on ka väga hea olnud, aga see Cedric Wills on see disappointment olnud, vaata, et need 4 tükki läksid see top 11, mis nad läksid, et see oli kõva ründeliini draft, aga Giantsi koha pealt jah,
sa pead suutma kuidagi kaitses explosive play'd ära võtma. Eriti nüüd, kui sul on back-up'id mängivad secondary's, saab raske olema ja kaitseliin peab absoluutselt domineerima seda mängu, siis on võimalus, kui Abdul Carter mängib muideks kodus, et ta on ju Pennsylvanias pärit, on ju. Et ta peab kindlasti domineerima sealt ja noh, Jackson Dart, Cam Scadaboo peavad oma asju tegema, no Giants saab ründes, Darius Slayton peaks tagasi olema, meie siis number 1, number 2 receiver nüüd peale, et Malik Neighborsit, see võib aitab ja Graham Cano peaks ka tagasi saama meie starting kicker, et võib-olla ei löö enam extra pointi mööda, et seal peab väga palju asju minema Giantsi poole, et see mäng võita. Siis, mis meil on Miami Dolphins mängib Atlanta Falconsiga, Ott kiiresti, mis see kõige suurem takeaway siit mängust on? 2 vasakukäelist quarterbacki oma vahel võib-olla. Ja point, kui ma pole isegi tähele pannud, jaa, super. Ja aga vaadates Dolphinsi kaitset, siis kui sul on Fantasy's Bijan Robinson, fuck sakes, ma ei tasu vastu mängida. Bijani see, et tal rushing plus receiving over, mis iganes see on, ma arvan, see läheb meil kuskil sisse, mis siis, et see number on tõenäoliselt mingi 115 või midagi, aga nagu ta vastu mängiti hästi ja ta tegi selle 94 eelmine nädal ja Dolphins on running back'ide vastu 3 nädalat järjest. Neil on jooksnud Rico Daudel 200, siis jooksis neile, ma ei mäleta, kes jooksis 84 ja keegi no name jooksis neile veel 100 pluss, et selles mõttes see jooksukaitsi ei ole hea. Dolphinsi kaitse efektiivsus, sõõdukaitse efektiivsus 32 NFL-is, jooksukaitse efektiivsus 32 NFL-is. Seal on nii palju, ma ei tea, mida ründes teha, kas joosta või sööta nende vastu, et mõlemad on lihtsad, paberi peal, on ju. Aga suur küsimus on, kuidas Penix reboundib, et Penix oli tegelikult päris halb mäng see 49ersi vastu, et kuidas ta suudab selle halva kaitse vastu, nad peaksid ründes suutma oma jagu asju teha, et see on huvitav asi, mille silma peal hoida. Siis Cleveland Browns mängib New Englandis Patriotsi vastu, Drake Mail jätka samas vaimus, aga Brownsi kaitse on väga-väga hea, et see on huvitav match-up vaadata, aga Mike Vrabel oli eelmine aasta Brownsi konsultant, et see on üks asi, nagu Vrabel on jälle revenge game ja ta teab, mis seal toimub, et ma arvan, et see annab juba päris suure eelise, et nagu Patriotsil on ju, et jaa, ei kindlasti ja selles mõttes, et Dillon Gabriel ei ole väga mitte midagi veel näidanud, et eks paistab, mida Patsi kaitse teeb, võib-olla näeme Shedeur Sandersit, aga ja Brownsil on 3. kõige halvem ründeliin pressure vastu, jah, see ei ole ka üldse hea. Siis New York Jets mängib Cincinnati Bengalsi vastu, Jetsil Justin Fields või Tyrod Taylor, me ei tea, kumb alustab, Tyrod on natuke banged upitud ka. Bengalsil on võimalus peale seda mängu kui nad võidavad selle mängu 4-4 olla ja mis on nagu väga üllatav arvestades, kuidas nad siin hooaja keskel mängisid, on ju. Et ma arvan, Flacco see plaan on sama, et viskame palli nii palju kui võimalik number 1, on ju, Chase'ile ja läheme sealt edasi. Ma arvan jah, vahet ei ole, kes teda katab, isegi kui number 1 katab teda teisel pool, siis tal on täiesti savi. Sauce Gardneri see grade, ma arvan, kukub päris normaalselt see mäng. ja kuule, Jetsi ründeliin on kõige halvem NFL-is pressure vastu, aga Bengalsi kaitse on kõige halvem pressure grade imises, kes võidab selle mängu on ju. Trey Hendrickson peaks olema terve siin mängus, et ta võib olla see kõige suurem X-factor siin mängus tegelikult, et Bengalsi kaitse on halb, aga kes Jetsi ründes suudab midagi teha, et Kaarel tõi selle punkti täna välja kuskil chatis, et see on nagu hea point tegelikult, et nagu Justin Fields või Tyrod Taylor, eriti kui arvestades, et Garrett Wilson võib ka väljas olla siin mängus, et see on kindlasti üks asi, mille silma peal ka hoida. Siis Buffalo Bills mängib Carolina Panthersiga. Panthersil alustab Andy Dalton quarterbacki peal ja Buffalo Bills tuleb bye weekilt. Panthersil on võimalus, Ott? Alati on võimalus, aga jah. Ainuke võimalus, Billsil on üks suur nõrkus, on jooksukaitse ja kaitses, nad on väiksed. Nende vastu power run game on päris hea asi, mis toimub nende vastu. Sul on Rico Daudel ja Jabba Hubbard on nüüd teist nädalat tervem, et ma annaks nendele 2 vennale kokku 40 carry't ja vaatame, kus me läheme. Mul on jumala pohhu, kui see on stack box, lihtsalt läheme lihtsalt, on ju. Jaa, nad võitsid 1 aasta, Seahawksi täpselt samamoodi, lihtsalt jooksid meid sodiks. Okay. Ja noh, see, jah, täpselt, et anna aga minna ja Andy Dalton tegelikult on nagu piisavalt veteran quarterback, et ta ei tee neid lolle pallikaotusi ka. Et kui nad peaks saama mingi valemi järgi alguses mingi väikse edu ja siis hakkama nii-öelda seda game clock'i alla jooksma. Why not on ju, sest nagu me nägime ka, Bills on explosive defense'is liiga viimane, et selles mõttes see nende kahjuks ei räägi, aga no ikkagi Josh Allen versus Andy Dalton, ma ei tea, ma ei taha hästi näha võimalusi Panthersil.
Ja viimane mäng, millest pole veel rääkinud, San Francisco 49ers läheb siis Houstonisse Texansi vastu. Birdie ja Limit, et tundub ikkagi, et Mac Jones veel alustab, aga see on ka siuke küsimärk, et eks me näe, Bryce Huff on väljas 49ersi poolt. Ricky Pershalil on võimalus tagasi tulla, vaatame, kus 49ersi receiver, aga Nico Collins on concussion protokollis ja ta ei teinud trenni kaasa kolmapäeval, mis on tegelikult väga raske concussion protokollis enda tagasi tulla, kui sa kolmapäeval juba trenni ei tee, et sul ei ole lihtsalt aega, et need sammud läbi ja sul on 5 sammu seal, kui sa pead tegema, et seda välja saada. Et kui Nico Collins pole, kurat, Houstonil on väga-väga raske minu meelest. Ja see tuleb järjekordne kaeviku lahing ja... 2 head kaitset on ju. Ja mulle kaevikus meeldib väga CMC sarnane mängija, kes... ta on suur difference maker. Teha väga ulme asju. Ja noh, siin on ju... Kittel, kes täpselt samamoodi viskab talle hitsi ja ta jookseb selle 40 jaardi, et selles suhtes mulle meeldivad 49ersi relvad märksa rohkem kui Texansi omad. Kuigi Texansi nagu sõidukaitse on NFL-is parim, et nad suudaks midagi teha, aga ma arvan, et Texansi rünne ei suuda... Jaa, täpselt. Ja sul on... Jah, sorry. Kas Texasis Al-Shair ei pea mängu vahele jätma selle debiilsuse eest, mis ta Arnoldi vastu tegi, ta viskas Audist Arnoldi pikali või ta sai ainult trahvi selle eest? Ei, minu meelest jälle ainult Greenlaw oli suspension. Greenlaw võib-olla tegigi seda, sorry. Ei, Greenlaw ütles kohtunikule midagi väga mitte ilusat. Al-Shair viskas Sam Darnoldi põhimõtteliselt, olid juba Audis nagu ja siis viskas ta üle õla põhimõtteliselt nagu... No mäletad eelmine aasta, kus ta suspenditi ka ju pikalt oli väljas, vaata. Ma ei ole üldse... Ta mängib enda. Aga jah, 49ersil on tegelikult päris, see on huvitav match-up ka, sest et Demeco Ryans oli ju coach Robert Salal ja kui Robert Sala läks Jetsi peatreeningiks, siis Demeco Ryans võttis tema kaitse üle ja tegi sellest enda versiooni, et nüüd lähevad omavahel kokku, et nagu mõlemad meeskonnad teavad teise skeemi, et nagu Houstoni rünne on ka sama, kuradi West Coast offense, kui ma eksi, Nick Cayley ja Demeco Ryans ütles ka Texansi peatreener, et nad jätavad offense koordinaator, me usume temasse, et see rünne toimib lõpuks, et jah. Sa pead seda ütlema, enne kui sa teda lahti ei lase. et eks me näe. Aga siis see nädal meil on 6 mängu 6 meeskonda bye-weekil ka, et meil on Arizona, Detroit, Jacksonville, Las Vegas, Seahawks ja Rams on bye-weekil ka kõik, et see nädal on veits vähem mänge, aga sellegi poolest meil on kell 7 Eesti aja järgi juba mängud, mis on nagu väga vinge, saame rahulikult esimese poole ja teises aknas ka ära vaadata. Aga Ott, kõige tähtsamad asjad siis, teeme oma ennustused ära või? Ma võtan Kallastamad ka lahti, siis ma teen enda omad laivis. Võtan oma äpi lahti, mis toimub. Seda tegid juba endale ära või? Jaa, mul on ees. Mul on juba, ma olen ühte liigutanud nüüd edasi-tagasi, aga ma jätan ta paigalis. Ma juba tean, milline see on ka, see mainisid ka, võtta, kus Kallaste scrollime üles, asja on olipustid, see on kordi vale chat, see on siin. Kus sa oled nüüd? Siin on Kallaste, võtta, ma pean võtma my entries. Make your picks, yes, I will make my picks. Esimene mäng, Jets, Bengals kodus, ma võtan Bengalsi. Kes sul on? Mul on ka Bengals, jah. Jah, Kallastel on ka Bengals, no brainer. Carolina Buffalo, me just rääkisime, kuidas Carolina võib võita, aga ma arvan kõigile Buffalo, on ju? Buffalo. Jop, siis San Francisco, Houston. Jah, mul on San Francisco. Teil kõigil vist, jah? Mul on ka. Siis Kallastel samamoodi. Eagles Giants, kõigil on Eagles vist, ma eeldan, on ju? Eagles. Jop, siis New England, Cleveland, Vrabel kodus, New England, kõik, mul on ka, jop. Siis Chicago, Baltimore, võib-olla see on siuke huvitavam, aga ma olen Baltimore nii palju valinud, ma valin nii kaua, kui nad lõpuks võidavad Baltimore. Ja Kallastel on ka Baltimore. Sul on ka Ravens, jah? Siis Miami ja Falcons. Falcons mängib nii hästi ja nii halvasti, aga PJ Robinson kannab ära, võtan Falconsi. Jah, Dolphins olid pask, ma võtan ka Falconsi. Siis Saints, Tampa, Buccaneers, ma arvan, Buccaneersil on piisavalt veponeid, et rohkem punkte skoorida võita see. Ja Kallastel ka Buccaneers. Küll kõigil on sama. Siis ma võtan oma esimese upseti, Tallas võidab Bursi Denverit. Mul on Denver. See on Denver, Kallastel on ka Denver, see on siis minu upset. Indianapolis, Tennessee, kõigil on Colts, on ju? Jah. Siis, ja ongi 2 mängu, mis on erinevad. Kallastel on Green Bay, ma võtan Pittsburghi.
ja kelle sa võtad sealt? mul on ka Pittsburgh, mul on Steelers. Okei. Ja siis kõigil on Chiefs on ju viimane mäng. Jep. Ehk siis meil on kõigil erinev too. Meil on kaks mängu ainult erinevad, aga kõigil on erinevad kokkuvõttes ju. Väga hea. Aga no ma mõtlesin kohe selle nädala peale, kui ma hakkasin neid panema, mõtlesin lihtne ja söövad peaaegu lõppu välja, et wow, what, et siin nagu ongi. Ja. Või nagu tegelikult küll, kohe mõtled nagu, et mida panna. Ehk siis, kui me mina võtan Tallas upsetiks ja Kallaste võtab Backers upsetiks, kuigi see ei ole upset, aga siis me nagu selles suhtes vähemuses on. Steelers upseti võtsime. Ja me võtsime mõlemad jah. Et aga igal juhul saime siis pikid sisse, et hea töö Ott, et siis meie Oliboostid on kõik Olipeti kodulehel, ennustusmängu tulemused on meie kodulehel olemas cover3.ee. Kui sa tahad ennustusmänguga veel liituda, miks mitte, sa leiad selle lingi meie kodulehelt samamoodi, see on kohe esimene asi, mis sa näed seal ja kuule, kell 7 hakkavad mängud, saame rohkem NFL-i vaadata, tulge Tartusse ka vaatama, mina Ott sa ikka kohal või, alguses vähemalt või? Ma arvan küll, ma täitsa sotin seda, aga ma loodan küll. Inks on ka minu mõest. Et alguses vähemalt, et siis näed peaaegu kõik ja Kallaste on ainuke, kes on mitte kohal, aga potentsiaalselt. Et ega midagi, thanks kuulamast ja näeme siis järgmine nädal. Et tšau. Tartus näeme.